Salajutud, 6. episood ja nagu me lubasime, siis meile vahepeal meeldib teha neid eriepisoode ja seekord on siis usu episood. Me oleme väga usklikud. Aga enne kui me siis lähme episoodide või kirjade juurde, siis kas me eelmine nädal rääkisime nii-öelda siis tõusudest ja mõõnadest, et räägime siis täna ka. Ja, muidugi. Ma eelmine kord siis väga jõudnudki enda tõusust rääkida, me rääkisime ainult nendest mõõnadest. Me rääkisime minu tõusust ja mõõnast ja sinu omadest mitte ühtegi. Jah, narcissist. Minul on kirjutada siin palju. Minu blogi postitust tuleb. Ei, tegelikult keegi helistab, ma pärast tegelen. Et jah, minu mõõnadest saame rääkida, aga tõus oli võib-olla siis ka eelmine nädal üldse nagu on, et ma sain koju kolida. Et jah, see on nüüd hästi tore, et ma nüüd elan ja ma ütlen ausalt, ma iga päev ärkan üles ja siis ma mingi natuke kõnnin ringi, siis ma mingi, oh my god, kes on minu kodu ja I did it, ma nagu we did it tänu kõigile meile, sinule ka. See on väga kummaline tunne, sest et mul on majas tihtipeale ikka veel ringi kõndides sama asi, et nagu kõnnin ringi, siis vaatan, kuidas see võimalik on, et see minu kodu on, see on nii ilus. Ei nagu, täpselt või vahepeal mul on see, et ma olen nagu, et keegi küsis üks päev vist midagi, et kus sa lähed, sa olen korterisse. Nagu ma nagu, siis ma olen koju, et nagu mul on nagu see, et see on minu kodu, vaata. No hästi enne sa olid kogu aeg nagu linnakorter ja... Jah, ja nüüd ma olen ka koju, jah, ma lähen koju. Et nii hästi naljakas tunne, hästi nagu tore, ma nii tänulik kuidagi, et see ongi nagu ikkagi, ma ütlen, et ausalt, et põhimõtteliselt tänu sellele podcastile ma ikkagi kodu sain osta, sest ja tänu salajuttudele, no mitte ainult vestlusõhtud ja et tänu salajuttudele ikkagi mul on kodu ja ma olen nii tänulik ja et ma just seda üksi tegin ja ka sina tegid, noh, selles mõttes üksi. Tasus ennast täis juua iga nädalavahetus pool aastat järjest. Ja need vestlusõhtud olid ikkagi see ikkagi tugev ja ma räägin, me olime ikkagi vahepeal surema ära mööda Eestit ringi trippides. Aga samas see hästi tore ka, me saame koos kvaliteetaega veeta. Ja pealeks mina tunnen, et selle vestlusõhtutega ma õppisime Eestit ikka tunduvalt tundma. Käisime linnades, kus ma olin võib-olla enne mingi läbi sõitnud või ma ei tea, huvitav. Ma loodan, et kunagi, noh vaata, kuna me teeme neid suuri Alexalaid asju, aga ma ikkagi igatsen neid vähepeal neid väikseid otsi ka, et ma loodan, et äkki järgmine aasta on rohkem aega, et teha mingi natukene. Meil tuleb ju nüüd kohe Tartusuts või oota, millal see episood ilmub? Jah, tuleb alles. Ja siis tuleb Tartusse kokteilikas. No vaikselt, teeme neid väikseid ka, lihtsalt mitte nii iga nädalavahetus nagu ennem vaata. Meil ennem oligi esiteks juuaks, aga ennem oli ikkagi vaata, hängisime rohkem ja oli nagu me pidime koos hängima. Nüüd on see, et kui tahame, vaata. Mul Maks ütles täiesti üles sellele hetkel, nii et selles suhtes see ei olnud lihtne. Ei, see ei olnud lihtne. No me oleks võinud ju mitte joomata ka teha, aga niimoodi me ei oskanud. Me siiani ei oska. Samas Alexelas. Aga näed, oli siis hea või niimoodi värisisin seal laval, et täpselt, muidu oleks pidanud ikka jooma. Plämm ära. Järgmine kord plämmi Alexelas. No nüüd on juba vana rada, vaata, et nüüd me juba teame easy peasy. Aga ei selles suhtes jah, et niuke tore aeg on olnud, et eks neid nagu, eks selle avaliku eluga tegivad need mõõnad ka, et vahepeal ongi, kui mingid artiklid on või et kui mingid, et inimesed, mul on, ma arvan, et sul on ka see, et kui ükskõik mis draama on, siis hästi paljud inimesed kirjutavad ja isegi kui nad kirjutavad lihtsalt seda, et nagu kaasa elada või et ma olen tiim sina, kuigi meil ei ole mingit tiime vaja, me ei ole 10, aga ikka et nagu I support you, mis iganes, neid kirju on nii palju, see on ikkagi nagu overwhelming ja ma tahan ju kõigile vastata ja et nagu teada I appreciate you ja et sa ütled mingit toredat sõna, mis iganes, et siis see ongi lõpuks nagu, et sa oled mingi oh my god ja siis kuidagi selline nagu. Mul oli reaalselt vahepeal reisil niimoodi, et ma võtsin telefoni kätte ja ma vaatasin, mul on ühes kaustas 200 kirja Instas järjest, nagu kõik need olid täis. Ja no loomulikult ma ei jõua kõigile vastata, ma jõuan mingi reactida või mis iganes on ju. Aga see on tõesti, see on jube väsitav, nagu jube väsitav. Vahet isegi ei ole, kas ma jagan mingid jubedaid asju või mingid naljakaid lugusid. See suhtlemine, pidev suhtlemine on tegelikult, see on full time job, I'm sorry, aga
it's hard. see on jah, et ongi, et no mõni mõtleb, et ma kirjutan Kristjanale, aga sa ei saa aru, et tegelikult kirjutab mingi mitusada inimest veel ja siis sa vastad ja näiteks, tead, mis oli see, et vaata siis, kui ma jagasin, vaata mina ei teinud kellegiga seda esmaspäeva koostööd, vaid lambist ma olin, vaata, et just keegi kirjutas, kuule, et seal õhned nii hästi. Siis mõtlesin, kuule, jagan teistele ka, sina soovitasid mulle seda Medironi seda. ja seda Oceani seda. Ja kas saad aru, et tead palju sinna lingile klikiti või? No. 7000 korda. Ja siis mõtle 10% nendest inimestest ka kirjutas mingi, oh my god, et kuidas siis täpselt kasutad seda, et kas sa paned veel seda juurde vaata või et kas sa tahtsid nagu lisainfot, mis on nagu fine, et ma teen seda, aga näiteks ma ei saanud selle eest raha, aga ma olen full Medironi klienditugi terve päev. Aga vaata, sa oled olnud Medironi koostööpartner ja selles, ma vist kuskil mainisin ka, et Liisu Miller kuskil blogis või podcastis ütles, et kui sa ühe korra teed mingi firmaga koostööd, siis ühiskonna silmades sa oled elu lõpuni, nii kaua kuni nad mäletavad, sa oled nende klienditugi. Ükskõik mis asjaga. Mul on siiamaani vahepeal öeldud, kuule 3 aastat tagasi sa rääkisid mingi sellest, kas sul ikka meeldib see, mis see on, kus ma seda saan. Seda on hästi palju, seda on kogu aeg ja mina nagu selles mõttes, et ma saan aru, et kind of see ongi mu töö, et nagu ma olen influencer ja et chill, et nagu ma võin seda teha ja suht tihti ma otsingi, keegi on mingi, et kus see oli, et kui sa guugeldaks, sa leiaks ka, otsin selle lingi, aga nüüd ma olengi teinud selle, et enda nagu mental health jaoks, et ma teen seda subscriberitele. Et subscriberitele ma otsin kõik lingid välja ja vastan kõigile, et siis on nagu, kuna nad maksavad ka, see on aus teistele, ma vastan siis, kui ma näen või jooksvalt. Muuseas, ma olen ise täpselt sama asja teinud, et ma ju näen, vaata, kui postkastis selle subscriberitel on see kroonik juures, on ju, et kui ma näen, et on subscriber, siis ma proovin nagu rohkem vastata kui tavalist, mitte et teistel üldse ei vastaks, aga lihtsalt nagu ongi see, et sa oled eelisjärjekorras ja see on nagu Swedbanka kuldklient. Jah, põhimõtteliselt, et mul on sama, et subscriberid teavad ja, et ma tean, et ma ei ole nagu, vaata sinagi oled praegu rohkem postitanud, mina ei ole nii palju postitanud sinna ka, et aga siis ma tean, et ma olen olemas sellega, et ma otsin neil alati kõik lingid välja, just keegi kirjutas ka mingi vana story peale, et nii, kust sul see pärit on, et ma kohe otsin lingi välja selle, et ma et olen siis vähemalt klienditoena olemas palju ja üritan sinna, no ma nüüd plaanisin, et ma nüüd hakkan sinna rohkem content'iga tegema, et ma lihtsalt vahepeal mõtlen, et mida ma teen, et nagu ma ei taha ainult nagu kossiga teha, aga koss on see, mis inimesi huvitab, et ja mul tussi haise ja ma ei saa tussi haisu mingeid vastaseid asju ka, aga siis ma mõtlengi, et muid varianti ei olegi. Mis content'i teha nagu just, et oleks eksklusiivsem nende subscriberitele, mida me tavasse niimoodi ei postita. House tour'i. House tour'i, seda ka. Seda peaks tegema, mul varsti jõuavad asjad ka, et ma ei olegi praegu väga nii palju kodune, natukene, et ei ole palju näidanud, sest pooli asju pole valmis. Tead, mul on vaata, ma olen ju nii kaua selle sees elanud, isegi mina pole veel house tour'i teinud, sest mul on kogu aeg siuke tunne, et okei, mul varsti saab ju valmis, et ma ei taha veel nagu näidata, ma tahaks, et see oleks nagu full perfect, aga kõik need väiksed pisiasjad võtavad nii palju aega, kuna need pisiasju on, tähendab, see ei võtaks nii palju aega, aga hakkad ühte asja tegema, sa hakkad teist asja tegema, kolmandat asja. Märten pidi mingi esikus, mingi lambi panema, vaatan jälle nokitseb kanakuuti, on ju, siis lubas mulle juba suure suuga kasvuhoone ehitada. Ja mina saan just täna lambid, et Siim on minu juures ja paneb, et ma ütlen, et thank God, et mu eksmees on elektrik, sest et nagu ma sain selle korteri nõud, et need elektriku, need juhtmed rippus, ehk siis seal oli see, et paned, et kas või suvalambid on pandud, vaid et sul on vaja, et elektrik tuleks ja see oleks kalliks läinud ikkagi maksma, kus on. Tead, ma olen aru saanud, et tegelikult selleks, et keegi lampi seina paneks, selle jaoks ei ole elektrikut vaja, sest et Märten ei ole ju elektrik ja Märten oskab ka lampi seina panna. Ei no selles mõttes, et jah, et võib panna, aga et sulle kõik oleks ilusti ja pärast midagi katke jookseks ja kõik voolud need, et muidugi ja kõik otsikud oleks õiged ja Siim paneb mulle ikkagi, teeb mulle et kuna ma olen eksnaine ja me saame hästi läbi, teeb mulle veits nagu paremini ka, et tal on eile seletas ka, et mingid jõulad, mis käivad sinna otsa, miks nagu Eestis väga kasutades, see on kallis, aga Rootsis on nagu see rohkem popim ja siis tal on neid. Mis see Julia teeb siis? No, et näiteks kui ma kunagi tahan neid lampe vahetada, et siis on järgmisel elektrikul lihtsam ja mingid, kõik mingid sellised väiksed asjad, mida mina ise ka ei tea, kas võib-olla Märten oleks ka äkki aidan mul ära teha, aga et kui ma nüüd tahan midagi muuta ja kas siis need pistikud ka näiteks, et Siim just käis kellelgi tegemas, kõik valijad suht kõik odavamad, aga näiteks kui sa, ja siis ta järsku ütles, kuule, ma tahan ikkagi teisi, et sa ära võtta, siis see on mega, kui sa mingi odava paned, see võib, ta seletas mulle eile, ma väga ei kuulanud, aga midagi ta seletas, et see, et kõik võiksid ju elektrikud olla tegelikult, kui sa tahad, et need lampide panemine tüütu, et seda saab. Aga ühesõnaga, Siim paneb mul täna lambid ära, et mega nice. Mis su madal külg siis oli? Lihtsalt võib-olla see draama ja oligi nagu
et lihtsalt et need artiklid on võib-olla sellised niisugused, et ma nagu ma ei viitsi tegeleda ja siis see Brigitte ka vaata, et ta oli mingi, et sa oled nagu põhiharidusega ja nagu see, et ikkagi see on niisugune noh, et ma ei ole ju uhke, et ma seda kooli lõpetan ja siis see Natalja umbes ka hakkas seal story'sid mingi, siis ta otsib haletsust. Et näed umbes, et ise käib ja kiusab ja siis otsib haletsust, et umbes, et näed Brigitte kiusab, ma olingi, ma otsin haletsust, ma lihtsalt seletasin, et ma ei lõpetanud kooli mingit teatud põhjustel, et see ei ole haletsuse otsimise, ma ütlesin, näed, minu elu, ma pidin valikuid tegema, üks oli selline valik, et ma kahjuks ei saanud kooli lõpetada, et võib-olla kui ma oleks, ma ei tea, noh, võib-olla, ma ei tea, oleks võib-olla natuke rohkem vaeva näinud veel, võib-olla kuidagi oleks saanud selle tehtud, aga ma lihtsalt tundsin, et ma käin siis tööl ja hakkan elu elama ja lihtsalt kuidagi nagu kõik see draama. Kõik inimesed saavad tegelikult aru ja ma selles suhtes ma ütlen, ma nõustun sinuga, et kui on avalik draama, siis ma võin natuke välja näha küll ise ka, et ma olen alguses nagu fuck you, mis te teete, annate mu kohtusse, I don't give a shit, on ju. Aga siis I don't give a shit, selles suhtes minu loogika on endiselt sama, et ükskõik, mida ma nii-öelda siis jälle korraldan, mina isiklikult tean, et ma ei tee kellelegi halba või et nagu ma ei ole ükski nendest konfliktidest või asjadest pole juhtunud sellepärast, et ma ärkaks ühel hommikul ja mõtleks, et ma tahaks Räime värdjas olla, on ju. Et need on kõik millegi tulemusel tekkinud ja okei, annavad mind kohtusse, siis annavad kohtusse. No. Mis vene aktsentid annavad mind kohtusse, siis annavad kohtusse. Tuli, annavad siis kohtusse, no siis on. Ei, no okei. Ei, ma mõtlesin. Ja kui kaotan, siis kaotan. Ja kui võidan, siis võidan ja minu loogika on ka see, et vangi mind ju ei panda. Piksa mulle keegi ei anna, on ju. Marta Juhtmega, aga noh. Jah, et nagu üldiselt, what's the worst that could happen? Ja ma mõtlesin eile, ma ei taha mingi juttu ajada, on ju, aga kui mõelda, et maailmas minu loogika järgi, asjad on alati nii, nagu nad olema peavad ja asjad lähevad nii nagu, ma ei tea, kas juhuslikult, aga nad on mingi põhjusega me kuskile hetke oleme jõudnud. Siis ma mõtlesingi, et aga võib-olla ma olengi jõudnud praegusesse hetke sellepärast, et mina julgen avaldada mingisuguseid asju siin ilmas, mida teised näiteks meediaväljaanded ei taha. Mina annan hääle inimestele, kellel endal pole seda häält ja mul on piisavalt raha, et kohtusse minna. Kõik asjad on ilusti paika loksunud, sest et kui mul raha ei oleks, ma ei oleks moka nii maas. Sellepärast ma olengi vait, vaata. Reaalselt ma ütlen lauselt, mul ei ole raha praegu üldse, et mul on nagu brokest ever been, sest et kõik läheb kodu alla. Ja ma räägingi, et ma olen vait, aga kohe, kui mul finantsid on tagasi nagu on, kus ma jäpin. Aga praegu mul on vait. No ega mul nagu selles suhtes ärge nüüd saage valesti aru, et ega mul ka nüüd lõpmatult raha jalaga segada ei ole. Ma lihtsalt mõtlen, et mul on piisavalt, et kui keegi ütleb mulle, et kuule, ma andsin su kohtusse, siis see ei võta mult nagu hinge kinni, et ma saan aru, et paljud inimesed, kes näiteks võib-olla ongi nõustuvad minuga ja mõtlevad samamoodi, aga nad on vait, sest et nad ei taha kuskil mingi hulludega kohtlust aielda, mis on täiesti arusaadav ja it's fine, on ju. Nii et ma olengi võtnud selle rolli endale ühiskonnas ja ma pean sellega lihtsalt leppima, mis siis, et vahepeal see natuke nagu kassib ära. Aga no savi, sest et läheb üle. Näiteks just eile või üleeile mul reaalselt rõhus see teema nii ära juba sellepärast, et esiteks need kirjad, mis ma sain, olid nagu nii jubedad. Reaalselt ma ei jaganud nagu enamusi neist, sest et need olid nagu väga robustsed ja jubedad, mida on lastele teinud naabrid, isad, vanaisad. Nagu see on nii õudne, et ma mõtlen, mul tekib kuidagi sisse, ma ei oska öelda, et nagu mul tekib esiteks sisse siuke tunne, et mul on praegu juba nii vastik seda lugeda, mida ma tunneksin, kui ma oleksin see inimene. Esiteks, mida ma tunneksin, kui ma esialgselt olen see laps, kellega niimoodi käitutakse, kes ei saa aru, mis toimub. Siis, kui ma kasvan selle häbiga suureks, nagu et enamus ütlevad, mingi julgenud rääkida kellegile, nii vastik häbi tunne. Ja siis nüüd kirjutavad mulle ja ma tunnen, et ma tunnen neid kõiki emotsioone kuidagi läbi ja siis lugeda kuskilt, nagu ma tean, et need ei lähe täpselt selle sama kirja kohta, aga lugeda netis, kuidas inimesed õigustavad mingi, mida nad meenutavad, et vanu asju, mingi vapsi pohhui, need inimesed on oma äkki karistuse kätte saanud. Shut the fuck up, nagu, et mul tekib ahastus sisse, et mis ühiskonnas me elame, et kuidas saavad inimesed olla sellised, et sa loed, et lapsel on liiga tehtud ja sa ütled, järelikult laps oli ise süüd, järelikult laps valetab. Mis sul viga on nagu? Ja ma jõudsin lõpuks oma peas järeldusele, et meie ühiskonnas läheb inimestel nii halvasti. Ma mõtlen,
vaimselt ja majanduslikult, et neil ei ole ressurssi. Sul ei ole ressurssi empaatia jaoks, sest et kui sul oleks, kui sa ei peaks iga päev struggle ima oma enda ise eluga näiteks mõtlema, kus saada süüa, arveid maksta, bla, kõigil on pingelised ajad, rasked ajad. Sul ei ole aega ja energiat nagu kaasa tunda teistele, vaid sul on ainult see viha sees, nii et ükskõik mida sa loed, inimesed reageerivad vihaga ja see teeb mind kurvaks. Ja siis ma kassin ja siis mul oli terve päev siuke tunne, et kohe, kui ma laseksin enda mõttel minna, ma hakkan nutma, et nagu see surus mind nii hullult. Aga õnneks ma sain täna 2 tundi magada, ärkasin väga värskena ja mõtlesin, nii tore on vähemalt podcasti tulla, saame juttu rääkida. Siin keegi mind ei sõima. Täpselt, saab kuidagi tühjaks rääkida. Ma tunnen, seepärast ongi, et meil on see platvorm, et ongi, me loeme kirju, aga kokkuvõttes nagu meie podcast, et kui me tahame, me võime ju homsest päeva, et okei, see on ka teile, et see ongi meie kontseptsioon, et saadate oma salajutte ja me räägime ja arutame, aga samas nagu see ongi meie platvorm ka, et kui meil on natuke mingid teised teemad, siis me tahame neid ka arutada ja te tahate, et teid huvitab ju ka teenamasti. Need on ju meie salajutud või nagu üldiselt, et see üks kiri, mis ma just eile sain, üks naine rääkis, et tal vanaisa juures või vanaisa juures käis suviti ja paneelmajas ja mingi naabrimees, ütles, jumala sõbralik mees oli, kogu aeg andis mingi kommi ja rääkis juttu temaga. Ja siis ükskord ta oli ka jälle seal, ta pani multikad mängima ja siis nagu, ta ütles, et ta oli mingi eelkooliealine, ta ei tea täpselt koona. Ja ta ütles, et see mees istus nagu tema kõrval. Ja siis ta võttis nagu ta käe ja pani endale nagu argi vahele, on ju. Siis ta ütles, et ta nagu võttis käe ära ja siis see mees hakkas mingi, ära karda, nagu umbes tegi seda naljaks, on ju, et sa võid nagu käe ikka püksi ka panna ja siis pani nagu selle lapse käe sinna püksi. Ja ta ütles, et ta tardus nii ära, et ta nagu, et ta sai aru, et see on wrong, on ju, aga samas ta ei saanud ka aru, mis see täpselt vale on ju. Ja ta ütles, et ühel hetkel ta lihtsalt, ta ei tea, mis ta peast toimus, ta lihtsalt tõus püsti, jooksis ruttu minema ja hakkas täiega nutma. Aga nüüd, kui see mees nägi, et ta nagu nuttis, on ju, sest et ta tahtis joosta vist vanaisa juurde, aga need töötasid kuskilt, ütles, et ta hakkas nagu jooksma sinna poole, kus nad olid õues. Ja see jooksis talle järgi ja ütles, kui sa midagi ütled, siis ma ütlen ära, mida sa tegid. Ja sa ütles, et ta jõudis nuttes sinna ja ta ei rääkinud mitte kellegile. Sest et ta hakkas mõtlema, et oota, aga see oligi tegelikult ju väga imelik. Tegelikult mina katsusin, et nagu... Et ta pani sind tundma, et nagu näed... Sina tegid see tegelikult üldse midagi valesti. Ja siis ta lihtsalt valetas oma vanaisale, et ta kukkus. Ja mõtte, ta ütleski, et ma pole mitte kellegile sellest rääkinud. Ta on praegu 40-ndates naisterahvas. Ja, et see ongi, et sa blokid ära ja siis, et ongi, et mina ka ülipikalt mõtlesin, mina nagu tegin midagi pahasti ja siis ma ei rääkinud sellest ja siis sa nagu kind of blokid ära, et hästi palju, mitte kõigil naistel, aga paljudel naistel on mingid, mõnel on hullemad lood, mõnel on vähem hullemad, aga nagu kõik on nagu, see on nagu vist. Mina ütlen lihtsalt seda, ma eile just rääkisin Märtenile seal lennujaamas seda, et ühest küljest see on nii naeruväärne, et minust on lambis saanud mingisugune mingi kanal või allikas, kus te nüüd jagate neid lugusid, sest et mul oleks endal midagi rääkida, et nagu ma tean, et väga-väga paljudel naistel on, see on nagu õudne, ma näen, kui paljudel on mingi kokkupuuteid, mingi pervertidega, mingite ahistajatega, mingi rõvedate inimestega, veel hullem vägistajatega. Mul midagi. Mul pole elus olnud ühtegi vanemat meest, mu kõige vanem mees on Märten, kes on must 4 aastat vanem, teised mehed on mul kõik olnud literaali kas täpselt minu vanused või paar kuud nooremad. Ei ole ükski vanamees mind näppinud, on ja mul ei ole nagu seda kogemust. Ja siis Märten ütles, et aga sul ei peagi olema kogemust, et sellest rääkides. Ma ütlesin, et aga tead, kui mul oleks, kurat, ma räägiks niimoodi detaile, ma paneks emotsiooni sinna taha, ma tahaks endast kõik anda, aga praegu ma olen nagu aitäh küsimast, endal ei ole kogemusi, aga teistel on väga halb. Aga ei, väga hea, et sul ei ole kogemust. Ei, see on muidugi väga hea, aga nagu see tundub nagu lamp, et nüüd miks mina siia olukorda sattusin? Ei, sa lihtsalt oled, sul on munad ja sa julged rääkida ja see ongi täpselt see, et ongi, et meedia, eriti kui näiteks, minul oli üldse see lapsepõlves ja ma olen kuidagi, ma ei tea, ma tunnen, et see, nagu, see ei ole nagu trauma for life või nagu ma olen nagu it happened ja võib-olla, ma ei tea, kuidagi it's chill või ma ei tea, I don't care. Aga mõndadel on ikkagi nagu väga retsid asjad ja või kui on veel tuntud inimene kaasatud, siis nagu
pead nägema teda ja, kuskil kogu ja aeg. kõik ülistavad, meie kuradi lembelaulik, meie kuradi love him, mis iganes. Ja siis ja meedia ei julge seda üldse enda peale võtta, et siis sina oled see, et mingi I don't give a shit, I don't care ja siis sa nagu ongi, et inimesed No aga see julgevad tundub sulle. lihtsalt nii tobe, et umbes see on sama ja mina hakkaks jagama teile nõu, kuidas miljonäriks saada. I m not a millionaire, vaata, et lihtsalt et tundub, et minu loogika ütleb, et kui ma olen mingi hull mingi ohvrite esindaja, et ma võiksin ise ka siis üks olla, et ma ei tea, nii et kui keegi arvab, et noh, kui sa sinna ronisid, siis sorry, ma ei teinud seda meelega, ma ei tahtnud ise sinna ronida. Ja see lihtsalt ei ole, oled safe place inimestele, et nad usaldavad ja kirjutavad ja räägivad. Et aga tead, kõige haigem on see, et tead, kui paljudele meestele ma eile kirjutasin. Ma panin story'desse ainult mõned. Ma lihtsalt literaali, selles suhtes vaata, osad ütlevadki mulle, et neil ei ole mingid asitõendeid või midagi, onju. Aga miks nad peaksid mulle valetama? Reaalselt, vaata, sa ütlesid ka, et noh, et sa ütled praegu, et okei, Savi, vaata, et oli, mis oli ja see ei ole su jaoks mingi trauma for life. Mõnel inimesel näiteks on vähem juhtunud ja ta ütleb, et ta siiamaani kardab tänaval inimesi, ta ei taha, et mehed teda kõnetavad, et inimeste jaoks trauma on nii erinev nagu tekkima, onju. Ja siis mõndade kirjade puhul, kes tõid mulle ees- ja perekonnanime välja, ma lihtsalt kirjutasin, et ma loodan, et you will fucking die nagu. Ma tean, mida sa teinud oled, kui ma ühe korra veel kuskilt kuulen, ma panen igale poole, ma annan politseisse su nime, ma reaalselt nagu ma olin mingi, mis siis, et võib-olla nendega ei juhtu mitte midagi, vähemalt neil tekib korraks see tunne, et oh shit, vaata, et äkki see hoiab kedagi natukene nagu tagasi. Nojah, ja ma mõtlen ka, ei, see on väga õige, et see no jah, et nad nagu saavad aru, et ei ole päris nii, et käine teen, on ju. Sest vaata, tegelikult sa ei tohi ju ala mingi Facebooki voolile, sa ei tohi panna, et see vend vägistas mind, sest et noh, see ei ole kohtu poolt aga otse võid kirjutada. Aga ma võin talle kirjutada, ma tean, et sa oled vägistaja. Ma kirjutasin selle fotograafile ka. Kirjutasid, mis vastas või? Ei. Naljakas on see, et keegi neist ei vastu mulle. Ja ma mõtlen nagu mu enda poolelt on ka, et obviously nagu see oli mingi aeg traumatic ja nagu, aga mul on vaata, siis mul oli õnneks nii tore vaata, et mul tuli nii palju muud traumat veel peale, et siis nagu, et siis kuidagi, et ma olen kõik, ma ütlengi niimoodi, et noh, pluss ma olen teraapiates käinud ka hästi palju, et nagu ma mingi hetk töötan läbi või ma olen see, et ma nagu, et traumaga, mõni jah, jätab hästi sisse, aga ma tundsin, et ka, et mingi hetk, et mul nii palju asju juhtus kogu aeg, et kui ma seda kõike traumat hoian sees, et ma lihtsalt nagu panin kind of selle kõik ühte kasti ja lükkasin selle eemale ja ma olen mingi, et I will never open that box, sest et muidu I will kill myself. Aga lihtsalt see on kuskil seal nagu mu aju töötab, nagu ma räägin teistmoodi, et see on mul lihtsalt, see on seal, aga see on kuskil taga ja see on nagu eraldi ja ma ei tegele sellega. Ega ma mõistan siin, mul on ka, nagu mul ei ole küll sukest kogemust, aga mingid asjad on mul ka kindlasti, et ma tean, et teoreetiliselt ma võiks neid, ma ei tea, lahata või mõelda läbi, aga ma olen nagu welp, aga ma ei soovi, et pakkumast ja mul on praegu ka fine nagu, et ei tunne, et nii hullult elu mõjutas. Võib-olla ongi vaata see, et kuna nagu võib-olla mul ka see, et ma tunnen, mu elu on tegelikult väga hea, et nagu mida ma siis hoian sellest traumast, mida sa virisid, et mul juhtus elus kunagi midagi, noh, see on minu enda, et kuidas ma ennast nagu, et mis ma hoian kinni, et sul on väga hästi, mida sa virised, et nagu jah, kõigil on meil juhtub sitte asju, mis siis sina nüüd hoiad sinna enda sellest väiksest traumakesest kinni, et nagu aga selles suhtes, et see, kui sa nagu trauma läbi töötad, ei tähendagi ju seda, et sa pead elu lõpuni virisema jääma, et virise ühe korra ja täiega vaata ja siis sa olen nagu. Sest näiteks see, mis täna Marleen ütles mulle, oli see, et minu üks asi, mis ma vist, ma ei tea, kuidas ma sellest lahti saan, näiteks abi küsimine, et kui ma abi küsin, see minu jaoks nagu keegi nagu, ma ei tea, nagu peksaks pähe ennast mingi asjaga, et nagu näiteks nagu see on nii raske minu jaoks, aga see on ka mingi trauma osa, vaata, et mingid asjad vaata. Mul näiteks vanasti oli see, või tähendab, mul oli, kui ma olin Kiilaka tondiga koos, siis tema käest ma ei suutnud, mul tekkis nagu see, et ma ei taha sulle midagi nagu võlg olla või mis iganes. Teiste inimestega, I don't care. Mul kohe meenubki, et ma palusin, kui ma reisil, ma palusin Andrel mingi 9 pakki ära tuua, ma ei tea, kas ta tõi ka. Appikene. Lihtsalt saatsin ta, ma korraks vaata lülitasin oma tavasimmi sisse, siis vaatasin, tulid mingi viimane päev, siis ma saatsin talle. Tavai. Ja siis kirjutasin. Sul ei ole pika pakk või? Aga Smartposti asjad ei tule sinna. Seepärast ma ei telligi enam läbi Smartposti. Ja ei, ma ka ei telli, aga mõned kohad lihtsalt saadavad, et pole muud varianti. Ja siis ma saatsin Andra õhtul kell 9 kassi liivakasti koristama. Oh my god, vaene Andra. No ta elab lähedal ja mõnikord on abi vaja. Ma tahaks rohkem abi. Ma tahaks isegi rohkem abi, ausalt. No mul on see, et vaata, nüüd mul on vaja mingi mööbel tuleb, et vaja kokku panna. Siis ma helistasin oma sõbrale, kelle nime ma ei tohi siin podcastis mainida, muidu ta naine läheb närvi. Mul mingi, palun, kas sa saaksid, mul tuleb mingi Kelanil kirjutuslaud ja telekad alused.
kas saaksid mulle appi tulla, aga kui see tegelikult ära tule. Ta on mingi, mis sul viga on? Ma mingi, ei no sul on kiire nagu niks, mingi, ei ma võin sulle tulla, vaata. Mul on nagu see, et nagu see on, mul aju läheb errorisse. Tead, mida mina soovitan, mida mina isiklikult kasutan, kui keegi, kui Märten näiteks ei saa või teeb mingeid muid asju. Mina kasutan Rikit. Ta tahab hästi, ma annan talle hästi natukene raha, aga ta oskab asju kokku panna. On? Ja. Ta on mul IKEA kõik asjad kokku pannud. Oh my god, see Riki peale mõelnud. Tavai, ta saab väikest oskuraha ka. Ja. Idekas. Sest et kui ta Eestis on, praegu vist on Soomes, aga mul on endal teda vaja ära kohe ahnitsema, aga mul on paar asja veel see kokku panna. Märten ikka ehitab seda kanalat ja veel kord kanalat. Kuradi kanala. Millal meil see epikas üles läheb? Järgmine neljapäev. Okei, siis ma saan sulle näidata ühte asja, mis ma Märtenile sünnipäevaks kingin. Ma ei tea, kas ma olen sulle juba näidanud või? Ei ole või? Ei ole. Mis sa arvad, mis see on? Ma ei tea. Paku. Auto. Ei. Pakkuge nali, ma ei tea, mis tal vaja. Kassi või? Jaa. See on reaalselt kink sulle endale ju. Ei, see on talle. Sa oled nii haige inimene. See on talle. Narcissist ostab talle. Ta tahab, ma arvan, ta on väga õnnelik. Kas ta tahab kassi või? Muidugi, miks ta ei peaks? Ta tahab, saad sa olema üks inimene. Kas sa arvad, et ta ilma asjata saatis mulle selle paabulinnu pildi? Ma arvan, et see oli lihtsalt, ta ootab, kas ma olen nõus või mitte. Muidugi ma olen nõus olsu, ma pean ütlema. Aga ma räägin iga sponsoritest ja siis okei, räägin. Ma nii kui ütlen Märtenile, et ostaks Jaanalinnu. Või paabulinnu. Mis nende vahe on? Jaanalind on selle suure kaelaga ja täiesti, kellega ma seda podcast teen. Sott euri ainult. Ei ole ainult 100 eurot on suur summa. No aga paabulinnu eest, ma arvasin, et nad on mingi 4000. Okei. Igatahes meil on sponsorid, on siis Coolbet, on ju, kes annavad ära 1000 euri hooaja lõpus 10. 5 paabulindu. Ei, 10. 10, jah. Matemaatika. 10 paabulindu. Aga ärge teie paabulindude peale nagu raisake. Sest et kõigil ei ole sellist suurt hoovi, nagu sulle ka 10 tükkeri mahuks ära ju. Okei, mõtlen siis ühe. Mõtlen üks, jah. Mis teed selle paabulinnuga üldse? Ma ei tea üldse tegelikult, mida tehakse nendega. Kas nad nagu, kas nad lähevad minema või? Ei, mis mõttes minema? Ma ütlen, et kas nad lendavad minema või? Et ma panen aeda ja siis ongi sott läinud. Plaksutab tiibu ja ei, need ei lenda ju. Need jalutavad ringi ju. Pead värava kinni, kus tal minna on, aga ta linki ei oska lahti teha. Muidugi hakkab mingi lapsi ründama. Miks ta peaks? Miks ta ei peaks? Ta on wild animal. Ma arvan, et ta on domestic, et ta on 7-aastane. Okei, no ma ei tea, edu sulle selle paabulinnuga. Teistele siis jah, et valime parimale kirjale 1000 eurot välja ja Coolbetil siis on erinevad kampaaniad ka, et coolbet.com siis saate minna vaatama. Ja siis meil on muidugi Hindrekutalu. Meie Malluga pidime ka minema või varsti lähme ja vaatame, et siis seal on Rabamu restod ja igast erinevaid suviseid üritusi saab teha, näiteks mingid isegi baby shower'id saab teha pulma, sünnipäevad, tüdrukute õhtud. Kõike saab seal teha. Kõik jah, sest neil on seal päris palju 3 või 4 erinevat maja, et olenevad, kui suur see üritus on. Vaata, kui ma oma sünnad pidasin ja jõule ka, et siis me oleme seal peamajas olnud, sinna mahubki mingi siuke 25 inimest äkki või mahub sinna, et minu siuke idekas sünnakoht eriti veab nendel, kellel on suvel sünnipäev. Ma olen nii kade alati. Ja täpselt sealt koha pealt saab veel söögi tellida ka ja nagu toit on hästi ja see Tuuli on nagu hästi ja hostess. Ta on hostess with the mostess. Et soovitan kindlasti, et siis Rabamu restad ja Hindreku ja kõik. Ja sooduskood salajutud annab siis allahindlust ka, mis iganes te seal pummelungide seal teha tahate. Nii, Magda Beauty. Magdal siis on iluhullus käimas, kus paljud brändid on kuni -40% ehk mega hea võimalus ägedaid brände endale soodsalt soetada ja siis ärge unustage, et kui te lähete shoppama ja kasutate soodskoodi salajutud, siis hooaja lõpus Magda Beauty loosib siis 300 euri väärtuses kinkekoti ka veel välja. Ja tahaks ise seda. Ja seda tahaks ka öelda, et SPF-i tuleb hakata väikselt kasutama. Te teate, mina olen SPF-i Füürer, SPF-i Füürer, aga kas mul on kaasas see? Ma näitan. Milline? Millises sa räägid? Sprei vaata. See sprei, neil on üks ülihea sprei, ma võin panna Insta story'sse, et see sprei ja see on niimoodi, et kui sul on meik on, saad meigi peale lasta nagu värskendada oma seda näo SPF ja see on nagu mega nice.
Ma ei tea, kas see on oranžis siukses Niuke hele ja oranž. Erk. Ei, hele, ta on beežikas ikka. Okei, sest et see juhtläeb, mis ma reisile võtsin ka kaasa. See on ka siuke, et vaata muidu need spreitavad on minu meelest nagu õlised natukene vaata, aga see on selline, et sa lased nagu peale, tundub nagu nõli õõrud laiali, minu meelest on nagu natuke siuke vesise konsistentsiga, et ta ei jäta sind kleepuvaks pärast ja nagu näha, põlenud ma ei ole mitte kuskilt, nii et ma pean vaatama, mis see oli, et ma panen Instasse, sest see ei ole isegi õline, vaid see on lihtsalt nagu sprei, nagu see on niuke facial spray nagu, et see on hästi mõnus, et sa saadki okay, pane siis storisse, saada mulle ka. See on mega nice, ma näitan teile. Igatahes jah, Magda Beauty siis ka meil sponsor. Ulakas kaunitar, nagu ikka. Lelod, tildod, üritused, kõik nagu, et meil on aastaid olnud ju Ulakas sponsor. Ma just mõtlesin ka, et siis ma tegin oma seda, vaatasin oma seda mänguasjade kotti, mul ei ole veel öökapid jõudnud, et mul need ka vaja kokku panna, et ma saan ka ühte öökappi enda Lelo sahtli valmis teha. Ma mõtlesin, nii tore ikka, et ma kunagi Ulaka avastasin, et nagu nii palju toredaid mänguasju ja et see üksinda olemine ei olegi nii kurb praegu. Jah, mina ikka, ma pärast, kui see episood läbi saab, ma kirjutan Kirkele, et in need of Kirkile. Lelo. Jah, ei aus, sest et see, mulle üks päev oli see kurb hetk, et mõtlesin, täna võiks lelotada. Ja oli aku tühi või? Aku tühi, jah. Oh my god, see on sama õudne tunne, kui ma kunagi suitsetasin, et suitsu on, aga tuld ei ole. Jaa, täpselt, täiesti pekkis. Aga igatahes Ulakas on okay ja seal kehtib ka siis sooduskood salajutud ja samas, mis ma kirjutan, ma lihtsalt tellin endale koodiga salajutud, mina on kerjand. Mis sa kerjad, jah? Raha on, just rääkisid, minul läheb ikka väga hästi ja nüüd kerjand tasuta tildot endale, hakkab nüüd tildot lelo. Et kasuta sooduskoodi salajutud ja. Okei, fine. Jah, siis Siis keegi kasutab ka meie koodi. Siis keegi kasutab, siis on tahad meiega koostada edasi teha. Jobud. Siis Peninuki, nagu ikka, Peninuki siis on meie nii-öelda partner. Jah, ta ei ole meie koostööpartner, ta on lihtsalt partner. Meie partner, jah, ta on ikkagi elukaaslane. Võiks öelda, vaba abielus oleme. Ja igatahes Perinukis saab ju teha koolitusi ja meie teeme ka varsti ja sellest räägime kunagi pikemalt, aga ühesõnaga Perinukis ei ole see, et sa saad ainult nagu džinni koolitust, et te saate džinni, rummi, viina, viski ja isegi tekiila koolitust, mis on siis nagu Ullala. Ja siis ühesõnaga, et ongi, et te saate seal üritust teha, kas mingid ettevõtte üritusi, meie teeme siis seda kokteilikoolitust, te saate teha tüdrukute õhtud, täpselt samad ja kõik üritused, ühesõnaga, et kõike pluss poes siis, kui te tellite, tahate Perinuki viina või meie džinni või ükskõik, mis siis sooduskood salajutud teil nagu kehtib tervele poele. Aga juba pulmas saad nautida Peninuki baari. Ja. Meil tuleb 2 Peninuki baari lausa. 2 või? Okei. Et nagu let's go crazy. Me just arutasime siin Ketteriga üks päev, et kui mul on 2 baari, et kas üldse on mõtet laudadele panna nagu need veinipudelid ja asjad. Mina panin viinad. Et vaata pitsist vaata jah, ikka. Aga nagu selles mõttes mõtlen, et ikkagi kui mulli veini, tahad sa võid ju sinna baari ka siis minna. Ja, mina tegin ka, vaata, mul on neid viinapudelid ja morss ja need olid, vaata, meil sul toob ka ju neid vana inimesi, ikka vanaisad või minu vanaisa ja toob viina ikka kah, vaata, et see, et ma arvan, et see... Ma arvan, et meie noored sõbrad joovad rohkem viina kui kellegi vanaisa. Ma seda küll mõtlesin, aga minu papa oli viinalembeline, minu musu, aga ei selles suhtes jah, et viina paned lauda ülejäänud, võtku ise kõik baarist ju chill. Ja, ongi ja tegelikult ei pea ju isegi mullil, kui sul on teeninud olemas, et mull ja kui pänga baari, las nagu need, kes teavad seda service'it, et nemad valaksid, et oleks laua peal kuskil eraldi laud, mullilaud. Okay. See on nagu mugav, muidu baar, las baar teeb kokteile, et võtab aega ära mingi mulli valamisele, seda saab ju teha mingi meesterahvas ka oma naisele, kui on nagu laud olemas. Küll sul on ikka palju häid ideid. Mul vahepeal tekib... Sa unustad ära vahepeal, kes ma olen nagu. Kõige haigem on see, et mul tegelikult pulmad ongi põhimõtteliselt 6 aja pärast. Ja ma tunnen, et ma olen nii nagu unprepared selleks, aga õnneks mul on Ketter. Ja Ketteril on mina, sest ma tean sind. Sest mulle tundub, et Ketter on nagu kõik asjad umbes enam-vähem korda ajanud, et... Ma ei tea midagi eriti, ta vahepeal ütleb mulle kuupäeva või saadab 2 pilti, ütleb kumb. See. Ei, Ketter on väga nagu, ma räägin ta nagu, ja temaga on selles mõttes, mis mulle hästi tema puhul meeldib, et ta on hästi selline, et saab asjad tehtud ja ta ei solvu vaata näiteks, et ta nagu, et ta nagu kuidagi on väga asjalik ja tubli ja kõik on töötatud ja et ta teeb kogu aeg nii palju asju, et ühesõnaga mulle ta väga meeldib ja.
Ma ei jõua juba pulma ära oodata. Aga ühesõnaga Peninuki ja siis on Jah, seal. Peninuki jah, et Peninuki siis sooduskood salajutud ja saate kasutada. K3 nagu ikka saab vaadata Mida mallukat. Nädal Kristinaga. Nädal Kristinaga. Keegi just ütles, et üks päev, et ma ei tea, ma lambist läksin vaatama, see on ju nii vanasti, mingi taad, see oli nii tore saade. Tegelikult nagu, et nagu ta õppis mind nii palju rohkem tundma, et tegelikult see oli nagu, ma räägin, et tegelikult... Kurat, ma lähen ka koju, vaatan ka üle. Ma ei mäleta. Ära vaata, Savi. Ma olin ise ka seal ühes episoodis. Ei, sa olid rohkem võib-olla isegi ühes ainult. Ja vaat, mäletan, et sa käisid seal selle saate raames seal Kaireti aiailu. Jah. Me olime, vaata, ta on ju Marjani sõbranna nagu, ja no need tema poeg ja kõik asjad. Ja siis Põhja-Tallinna oli live ja siis me läksime enne seda, läksime läbi, vaata, et läksime sinna ja tal on tõesti ilus hoov. Tal on ilus see köök ja vaata mingi seal salatit ja hotelevärk. Ja Kairet on hästi äge ka ja ta alati nagu ootab külla. Ta kogu aeg on mulle kirjutanud, tulge Kristinaga külla, et lubas mulle tuua ampli. No aga lähme külla talle. Kohe või? No mitte kohe, aga kui satume. No kui me Tartu satume, siis võib ju käia läbi. Kutsume ta laivile, aga meil ei mahu. No vaata, äkki leiab. No vaatame. Ühesõnaga, et K3-s siis on muid sarju ka, et see K3 see idee, et niuke huvitav, kui ikka taustaks midagi panna või on üldse seal neid sarju nii palju ja filme ka tegelikult. Filme ka jah, et kõik need HBO-d ja Paramount Plussid, et need on ja Netflix on need kõik asjad, et kasutage sooduskoodi 50 salajutud ja siis saate -50% TV ja filmide paketi pealt. Ja loomulikult siis Amaren, kust saab kõige ilusamaid joogiklaase, veiniklaase, klaasist kõrsi, seal on ka ilusad vaasid. Mul on 2 vaasi sealt tellitud. Ja nagu ma aru saan, siis neil on hästi kiire tarne, Eesti-siseselt saadavad ka Soome, midagi katki ei lähe, kõik jõuab teieni, väga crisp, väga kaunis. Väga nice, et selles suhtes, et mina olen nii rahul, aga mul on praegu kuidagi see veits, et ma mõtlesin, et nagu need on tegelikult väga tugevad, vaata ma alguses põdesin, et kui nad on nii crisp, et äkki nad oled katki, vaata, et ma mingi kellegi annan, aga need on nii tugevad, me oleme juba päris mitu korda neid kasutanud ja ma mõtlesin, et raudselt lähed katki ja mega hästi püsivad ja sa ütlesid ka, et need on ühes selles tükis, et siis on nagu, ma ei tea, ühesõnaga mina olen väga rahul nende klaastega ja need on nii ilusad ja need ongi mu ainukesed klaasid praegu, et ma ei ole veel, ma mõtlesingi, et kui ma nüüd köögi kätte saan, et siis ma tahaks seal Amarenis veel ringi vaadata, et võib-olla mingid, mul taldrikud on ka kõik sealt pastataldrikud ja praetaldrikud ja need on sealt. Minu meelest on lihtsalt see, et keegi võib mõelda, läheb sinna kodukale, vaatab, et okei, päris krõbehind. Aga see ongi vaata siuke, et kui sa ostad endale nagu forever, vaata, et see ei ole nagu mingi suvaline mingi IKEA taldrik või mingi klaas on ju, et see on pigem siuke, et see on sinu fancy, siuke klaasikene või kellegil on mingi housewarming party sünnipäev, et see on nagu siuke ilus kingitus. See on väga hea kingitus, et ja vaata, neil ongi kinkekaardid ka, et see on nagu sünnipäev, noh, kui sul ongi sünnipäevaks soolaleiva peoks, et mul on ka kõik, mis sa tahad, tead, mis mina tahan ma mõtlesin, et mitte me tahan oleva peoks, aga mis ma teen ka, vaata, kui sa ikkagi oma kodu ostad, ma tahan taga seda Stanley Tucci, seda pannide pottide komplekti, vaata, see maksab 899 € ja saad aru, ma ütlesin, et siis, kui ma saan oma rahaliselt tagasi reele, siis ma ostan selle komplekti ja teine on Villeroju. Ma ostsin selle ja. Täna sain just kätte. Ei, mine pekki, nagu I love you, aga see on üks kord elus, siis kui ma praegu on ikka, nagu ma olen nagu vihaselt kade su peale, vaata muidu mul on hea meel, aga praegu ma olen nagu kade, sest et see on 899 € ja seda aru, ma olen nii väga, nagu mulle, nagu see on, vaata, kui ma ei saa seda tellida, see oleks väga üle oma võimete elamine, et ühesõnaga ma lubasin, et äkki suve lõpuks mul on nagu, ma saan nagu tagasi reele oma rahaasjadega ja siis ma teen endale nagu et ma olen nii tubli olnud kingitused. Ei no, ega mina ei oleks pidanud ka selles suhtes neid tellima, sest et ma ju alles 2 aastat tagasi tellisin need Hexcladi omad, mis on ka mega kallid. Aga need ei ole nii ilusad ja siis ma lihtsalt, ja ma rääkisin ennast sellega lihtsalt ära, et ma olen neid mingi 10 korda vaadanud ja alati olen nagu, ei, Mallu, sul fucking on potid pannid, stop it. Aga nüüd oli, kas oligi äkki esmaspäev või ühesõnaga 20% või isegi rohkem oli alla hinnatud, ehk siis need muidu ongi mingi, mis ütlesid 899. Ei, 799 oli minu meelest täis. 899 täis. Okei, mina sain alla 7 igatahes. 650 või midagi sellist. Ühesõnaga, mulle tundus see nii suur sääst, et ma olin mingi... Ma mõtlesin seda, et vaata, kui tule... Tegelikult mul tuleb see soolalev või kõik on ka mida kinkida. Ma olen mingi, tooge mulle kaubamaja kinkekaarti. Jah, et siis ma saaks nagu ära. Ja teine, mis ma tahtsin, ma mõtlesin, ma lootsin, et äkki Amarenis on ka vaata, et kuna seal on nii kvaliteetsed asjad,
mul on vaja, mul ei ole nugekahvleid. No ma praegu pole. Ei ole, Amarenis ei ole kahjuks. Ja ma tahtsin täiega, mõtlesin, et kuna seal on need klaasid ja kõik asjad, need kvaliteetsed ja ma need taldrikud ja kõik muud asjad võtsin, mõtlesin äkki neil on nagu mingi ilusad noad kahvlid ka, neid ei olnud. Aga siis ma mõtlesin, et need ma vaatan, siis ma mõtlesin, et ma tahan Villaroy ja Pohhi setti, see oli ka 4 sotti täiesti pekkis. Millist setti? Villaroy ja Pohhi, need noad kahvlid. Tead, mis mul juhtus? Ma just rääkisin chatis ka, et reisil see Märten ütleb, et kuule, Maaler tegi ühe kausi katki. Ma mingi, kaus, who cares? Ja siis ma küsin, oot, milline kaus? Vaata, mul on see Le Bowl. Kas ta võttis sealt või? Vaata, mul on 2 tükki, mul on suur ja väike ja see väike, mu ema vist pesi seal mingid, neid kasutasin seal midagi ja see läks katki keskmine niimoodi, ehk siis seda ei saa enam kausiks kui palliks kokku panna. Et korraks küll käis nagu siuke twitch läbi, aga siis ma olin ka nagu tead, everybody makes mistakes. Yeah, it happens. Ja mul on vähemalt suur alles. Ei no jah, vähemalt on chill ja ma ei tea, ühesõnaga, et need on, vaata, ma ütlen, mis me jutu point oligi see, et kui sa ostad endale nagu forever home või sul on juba nagu mingi kodu, et vaata jah, kui ma oleks mingi üürikes, savines mingi Stanley Twitchi mingi pottides palju, aga nüüd, kui see on enda kodu, siis ma tahaks nagu, siis ma mõtlesingi, et treat yourself, aga tõesti ma tean, et see on nii kallis väljaminek, et ma nüüd ootan, kuna ma saan oma asjadega ja saan lubada endale sellist asja. Aga ühesõnaga, et Amaren Home, et ongi täpselt samamoodi, et kui te vaatate praegu, et te võite ka ju, sest need klaasid on ka päris kallid, et ootad hetke, siis sa tead, et meil see sooduskood veel kehtib ka ja siis mingi hetk teed endale kingituse, vaata. Sest et mõtle, kui sul on raske tööpäev, mul on nagu parm ka, aga raske tööpäev, tuled koju. Ja siis sa võtad selle crisp klaasi, külma veini. Ja siis lihtsalt võtad raamatu ja loed oma veini. No valge veini. Loed oma veini. Loed oma raamatut. Loed oma veini too kokku. Jää vait nüüd. Loed oma raamatut, jood oma veini, vaatad mingit sarja, vaatad salajutte, mis on ülimõnus nagu. Sellepärast ma olingi, et kui Amaren küsis, et kas saaks nagu nii-öelda kas nad saaksid sponsoriks tulla, siis mul oli mingi et te olete nagu perfect meie kuulajad, ülipaljud, kui me joovad kokteili, me teeme gin toonikuid ka sinna veiniklaasidesse kogu aeg, et nagu, et see kokteili või veini ja värki-särki ja siis ta vaatate ju salajutte, et siis nagu see on perfect nagu, võtad Peninuki ginni, Amareni klaasi ja saate perfect joogi. Ja siis pärast õhtu lõpetada väiksele looga. Jah, täpselt. Perfect date night with myself. See on minu reedet tavaliselt, halloo nagu. Täna siis ühesõnaga. Literally täna mina kohe, mul lelo laeb praegu. Halloo tõesti. No jah, aga lähme siis usu juurde. Mine nii kann. Nii. Tavai, pastori tütrest tupsu ärikas. Üks patune peatükk. Hei armsad Malju ja Kristina. Ma ise ka ei usu, et selle loo siia teile kirja panen, aga siin ta on. Ise vajun samal ajal piinlikkusest maa alla. Kui hõikasite välja teema usk ei luba, tuli mul enda minevikust meelde üks midagi eriti patust. Siin ta on. On aeg saladused kapist välja raputada või saladused. Jutumärkides. On võib-olla palju öeldud. Aitäh selle 3-tunnise pausi. Ma ei saanud aru, mul oleks omaaegne hitlugu, mida vähemalt pooled mu tutvusringkonnast juba nagu nii teadsid. Aga olgu pealegi, räägin ära. Kõik algas nagu üks klassikaline Eesti noorte armastuslugu. 2 inimest, 2 linna, 0 taskuraha ja 100% pubekate vägitegusid. Mina, pastori tütar, kenasti pühapäeviti kirikus käimas ja tema veidi vanem, veidi kaval, veidi liiga palju mustade äriideedega. Armunud nagu filmis. Ühel hetkel tuli mu Peika välja geniaalse plaaniga, et ka mina võiksin enda kodulinnas tupsu müüma hakata. Jep, see sama moka tubakas, mis tollal oli Eestis veel ebaseaduslik. Aga no lihtne raha, eks ole. Mina muidugi noor ja naiivne, meri põlvini, ajud ilmselt alles arenemas. Võtsin väljakutse vastu, sest rohkem raha võrdub rohkem koos veedetud hetki. Story of our lives. Literally. Niigi sai minust daamid härrad pastori tütrest tupsuärikas. Kõige ikoonilisem fakt minu äris oli see, et peitsin tupsu karbikesi Pringelsi topsi sisse. 9 karpi mahtus täpselt sinna sisse. Nagu see oleks loodud tupsu smuugeldamiseks, mitte hapukoore ja sibula maitseliste krõpsude jaoks. Oli nagu Pablo Escobar, ainult et dressides ja koolikott seljas. Üleandmised toimusid igal pool, isegi politseimaja ees. Mida ma mõtlesin? Taanaliselt mitte midagi. Süda kloppis sees, aga taskuraha klirises taskus. Äri õitses, raha tuli, südametunnistus hakkas hiljem siiski tasapisi uksele koputama. Umbes 3-4 kuud hiljem andsin äri üle oma vennale. Suurem viga, kui usaldada teed juhatama pümedat taffi.
vend ja emale vahele tupsulaadungiga ja vot nüüd läks asi päriselt filmiks kätte. Mu ema, seesama pastori naine oli paanikas. Ta karts, et politsei tuleb ja otsib maja läbi ja saadab meie pere vangi. Ja siis on ta enda elu kõige piinlikuma kuulsusega pastori naine. Ema käskis vennal kogu kraamiauto pagassi toppida, et see kodust võimalikult ruttu mineva transportida. Aga muidugi just siis, sest jumalal on huumorimeel, kiilusa pagass kinni. Kujutage nüüd vaimusilmas ette pagass lukus, täis illegaalset tupsu ja pastori naine näost täiesti kaame. Lõpuks said nad kuidagi sellest kraamist lahti ja sellega oli meie pereäri lõpetatud ja unustatud. Mina olin sellest teemast puhas kui paekivi. Mitte keegi ei teadnud. Vähemalt nii ma arvasin, kuniks minevik tuli mind kummitama. Aastaid hiljem, kui kogu see tupsuäri oli jäänud vaid minu salajaste seikade arhiivi, kolisin teise linna ja läksin peale gümnaasiumi lõppu edasi õppima. Uued näod, uus eriala, mõtlesin, et nüüd algab puhas leht. Veel päeval täiesti suvalise jutus uue kursakaga viskab ta mulle lambist näkku lause. Sina oledki see pastori tütrest tupsuärikas. Mul vajus suu lahti. Tuleb välja, et mu põhikooli aegne klassiõde oli gümnaasiumi ajal mu legendi uude linna kaasa võtnud. Isa pastor, nimi teada, linn klapib, ega see pusle keeruline polnud. Mu süda lihtsalt kukkus saapa säärda. Ma ei tea, kas ma naarsin või nutsin seesmiselt. Vist mõlemat. Kujutad ette, et oled ise valmis uut elu alustama, aga su maine on uues linnas kohal enne sind. Ma polnud korralikult oma nimegi öelnud, kui mu tupsule käinud juba ust jalaga lahti lõi. Selline oli minu salajut. Üritan nüüd selle loo enda jaoks sahtli põhja kaotada ja jälle ära unustada. Teie iganädalane kuulajana. No ütleme nii, et näha on, et on pastori tütar, kui siuke väike lugu tal nii suurt. Ja, aga samas inimesed istusid vangis tupsu müümise eest. Mis sa ajad? Jaa, see oli illegaalne. Eestis ei olnud ju tohtinud tupsu. Ja ma tean, et tähendab mina ei teinud sul võis olla, aga kui sa müüsid, siis sa vist, kui sa vahele jäid, siis võid vangi minna, sest see on nagu kanepit, seda sul ei tohi olla ka, vist. Aga kui sa müüd seda vang, see on illegaalne, see ei tohti neist olla. Ma mõtlesin, miks ta nii dramaatiline on, et kes see siin nagu... Ei, no nüüd on jälle tergioskis ostad tupsu, aga vanasti omal ajal, vaata, mina ei ole tupsu teinud, vaata. Aga ma tean, et mul sugulane tegi ja siis tema diiler kukkus kinni. Tupsu eest? Ja 4 kuud istus. Mis asja? Okei. No siis ma saan jah aru, et mingi prominentne pastori härra tütar ja siis tupsuärikas. Ema on mingi täispöökis. Ma mõtlesin, et see pagass kiilus kinni niimoodi, et see oli pärane lahti, vaata ja see tupsu tegi. See on jah õige. Aga ei, et selles mõttes see oli jah illegaalne. Tupsust rääkides, ma ei tea, kas see on veel alles, aga mul vahepeal oli autos suur kastitäis tupsu. Nagu mingi ma ei tea, mis marki tups oli, igatahes tups oli suke, mida mina ise ei teinud, ma tegin ainult velo. See oli Märteni sponsor või? Ja Märten üritas neile seda tagasi anda, aga ma ei tea, miks nad ei tahtnud või nad ei võtnud või ühesõnaga see on aasta aega on see tups meil olnud. Ja kui sa tead tupsu lõhna, tead see tupsu, see siuke mingi nikotiini ja piparmündi ja siuke segu ja Märten tõstis selle kasti mul autosse, sest see oli meil vaheesikus seal vanas koridoris eelmises kodus. Sõidan autoga, tunnen nagu rops tahab tulla, mis see on, siis saan aru, see on see tupsukast. Ma reaalselt mõtlesin, et ma tõstan selle lihtsalt autost välja, aga siis ma mõtlesin, et ma ei saa ju tänavale prügikasti peale panna, et pärast mingid lapsed tulevad. Ja free tups ja kasti täis tupsu. Et ma ei tea, kui keegi väga tupsu tahab, siis kirjutage Märtenile, tal on terve kasti täis. Ta ei taha seda ise nii, et aga samas tundub nõmega ära. Ma kasti ära võtta ja siis ma panen jagasse müüki. Tähendab mitte illegal, vaid see on ebatervislik. Ja panen jagasse müüki. Ma toon selle kasti ära. Niimoodi sa tutsi raha kokku saadki. Tutsi raha kokku. Ei, tegelikult see on fine. Mul ei ole vaja neid tutsi. Mul ka ei olnud, aga I'm so happy. Ei, ma ole vait. Ma ei viitsi suga rääkida. Miks? Ma kõige aega mõistis üks päev, ma nägin ühte sõpra vaata, siis nad rääkisid nagu seal Ruugis. Rääkisime juttu ja siis nagu ta just ka renoveerisid oma korterit või mingit asja ja siis rääkisime sinu majast ka vaata, et see on ilus, kõik bla. Siis ma ütlesin ka, et ütlesin, et palju raha läinud. Siis ma ütlesin ka, et tegelikult see on nii haige, et me töötame koos, aga miks minul ei ole that kind of money, et nagu I need your money. Mina ei tea ausalt ise ka, palju mul üldse raha on või kus seda tuleb või kuhu see läheb. Tegelikult nüüd on hakanud päris väheseks jääma. Mul ka. Ma ei tea, mis toimub. Ja mul on veel nii palju asju vaja teha. Mul on veranda vaja ehitada või mitte ma nüüd ise ehitaks, Märten lubas seda ka ehitada.
siis mul on vaja, ma tegelikult, mida ma täiega tahaks, aga tuleb välja, pole enam müügil. Ma tahan niimoodi, et vaat muru müüakse nagu rulliga. Noh, et sa saad nagu rullida maha muru. Tuleb välja, et see on otsas igalt poolt ja pealegi see on sitaks kallis ka, aga ma mõtlesin, ma laseks vähemalt maja ette panna, sest mul on nii mingi siuke, no ta on hooldamata olnud see aed hästi pikalt, mul käis aednik muuseas ja siis arutasime seal, et mida teha ja värki. Et mul oleks seda vaja, aga kui mul need 2 asja on tehtud, siis ülejäänud raha ma võin seal kohtus magama panna ja siis sulle need pannid osta. Ma jätan need oma testamendiga sulle. Need pidid ju eluaegne garantii olema. On või? Jah. Okei, vaata, siis on jällegi, et samas for life garantii on ju. Lööd mu ise maha. Kui ma nüüd surma saan läial. Ma tulen külla, vaata, suure igekotiga. siis järsku vaata, ei, mul on pöial, vaata, mõtled koju, vaata, õnneks sinut on hea varastada, ega sa ei mäleta ka, vaata. No panni ma ilmselt otsiks, aga siis ma hakkaks mõtlema, et kas ma üldse tellisin või? Ja, teen tühja töö, vaata. Vaatan, et mu pöiale võetakse ära, vaata, siis ei saa. Ei, tegelikult see on fine ja see ei ole nagu, mul ei ole neid panne vaja, et see ei ole necessity. Lihtsalt see, et ma mõtlesin, et nagu see oleks nagu tore asi, mida ma saaks. Tahaks, vaata. Jah, tahaks mingi hetk. Aga noh, ma räägin, mul on nii palju aega, see on chill ja et ma mõtlesingi, et ma saan seda, kui mul on muud võlad makstud. Muud võlad makstud, see oleks nagu mingi massiliselt võlgu ilma inkassodele. Ei ole. Mul on nagu mingid muud asjad, et ühesõnaga, kui kõik on makstud, ühesõnaga, et siis kui ma rohkem raha on, ma ei tea, ma mõtlesin, et kui mul on kuidagi koostööd vähe või ma saan maksa mõtlema, et samas ma ei postita midagi, et ma nagu kuidagi ei tee midagi, et ma pean nagu ennast natuke tagasi tooma, et ma olen kuidagi ainult teen podcasti. Aga tead, ma arvan, et asi on selles, et sa oled hästi palju olnud ka selle koduga tegelemise lainel. Vaata, sul oli kogu aeg kõigepealt see laenuvärk, siis mingi nagu 100 asja on kogu aeg olnud ja korraldada, et võib-olla sa tõesti peaksid nagu töörindel uuesti asuma, sest tegelikult teeksid ühe koostöö, sul oleks kuidagi olemas see, noh. Aga noh, samas ma mõtlen, mul on muid asju vaja maksta veel, vaata, et nagu praegu on see, et koostööd, mul ongi nagu koostööd, mul on vaja muid asju maksta, et mul ei ole veel nagu enne mul oli raha üle, et ma tahtsin midagi, ma ostsin, vaata. Praegu on see, et mul on kõik nagu kuskil ära arvestatud, ehk siis mul oleks nagu, kõik on chill, ega ma ei ole nüüd broke, on ju, aga et saan Kristina hakkama. on vaene. Swedbank vaatab, kurat, võtame laenu tagasi. Ei, nad ei saa võtta, fuck that shit. Aga ei lihtsalt kuidagi see, et ma ei saa osta nagu mingit emotsiooni osta, vaata, sest see tutsi oleks praegu niuke, ma tahaks osta ja bla. Aga ma olin enda üle väga uhke, sest et peale selle, enne seda, kui ma seda tutsit hakkasin tellima, ma hakkasin ka kuskil e-poes shoppama. Arve oli mingi 36 €, ma olin mingi, Malju, kas sul on seda vaja? Ei. Panin akna kinni, siis avasin teise akna, tellisin selle pannide komplekti. Mõtlesin, ma ei saa endale alati ainult ei ka öelda. Live a little. Lol, mina siis, kui sa oma bedroom moodi promosid, ma nii vihka selle eest. Appi, kui hea nende linade vahel magada on. Said seal lina või rätikut kätte? On ju pehmed. Jaa, ei shit, arvad, mul oli vaja kulutada nii palju raha rätikute peale või? Õnneks ma sain seda emadepäeva soodustust kasutada, nii et siis oli nagu fine. Ma räägin, et nagu haigedast. Võtame nüüd järgmise kirja. Ei, I'm so sorry. Nagu ei, I'm not sorry. Miks ma vabandan kogu aeg? Võta järgmine kirja. Nii, usklik ämm. Hei naiskad. Olin 18 ja minust paar aastat vanem tollaegne toxic ja manipulative ass Peika oli pärit kristlikust perest. Kodu oli neil täis igasuguseid pilte jumalast. Iga kord loeti söögipalvet samal ajal kätest kinni hoides. Pühapäeveti kindel laks kirikupäev ja nii edasi. Kõige tugevama usuga oli tema ema. Mu eks Peikal oli kombeks serveerida alati meie tülisid oma emale. Ta ema oli õppinud psühholoogiks ja alati üritas teha meile mingit baariteraapiat. Ning iga kord, kui mingi loengu, mille armastuse kohta ära pidas, siis palvetas meie nimel. Ehk siis luges meile siis mingi palve ette. Kui mind nende juures ei olnud, tahtis ta reaalselt iga kord helistada mulle ja tahtis minuga analüüsida iga detaili minu ja mehe tüli kohta. Ükskord siis hakkasime kõne lõpetama, kuni ta ütles, oota, ma tahan sinu nimel ka palvetada ja hakkas siis palvet ette lugema, alustades sõnadega. Kallis taevaissi. Taevaissi. Te ei kujuta ette, kui awkward. See, et kui sa peaksid olema tõsine ja kuulama, ma hakkasin seal kõne otsas nii kõvasti naerma ja ta ei saanud aru, miks. Sest ma ei teagi, miks see minu jaoks nii naljakas on. Taevaissi. Väga veider viis, kuidas öelda taevaisa või jumal. Kuradi tänapäeva maailm, sõnad issi ja daddy on nii ära rikutud. See on nagu see meem. The word daddy has been so sexualized that my kids are gonna have to call me bro or something like that. Lol. Aga nagu taevaissi on tegelikult lege. Ei, taevaissi tõesti.
Issi. Armas taevaissi, palun teil. Ma saan aru, kui sa oled nagu mingi literally 5, on ju. Jah, Siis. taevaissi. Jah, aga kui sa oled täiskasvanud Samas naine. vaata, kui enne ma isegi mõelnud, see taevaissi tundus lihtsalt naljakas, aga nüüd, kui ta ütles, et see on seksualiseeritud, siis tõesti nagu taevaissi. Samas ma olen mitte ühelegi oma partnerile ega nagu suhtele või mingi isegi nagu mingi voodis kellega kaadääri või aissi. Ei, ma ei ole ka Nii kunagi nästi. ja see tundub mulle nii nästi, et miks ma peaks tahtma, et mu isa mind nagu ei aitäh pakkumast, aga taevaissi. Tahad, et jumal seksiks sinuga. Tahad järgmist Jeesust saada või? Või ma olen Neitsi Maarja. Või nüüd taevaissi. Loe järgmine siis. Davai. Sorry, ma sain lambid. Lambist. Eestlasest moslemi reverti Inglismaal. Sorry, email on pikk, aga ise tahtsite teada rohkem islamiusust. Teie viimast episoodi kuulates tuli tuhin teile kirjutada rohkem islamiusust, kommetest ja tavadest. UK-sse aastal 2014 kolides ei osanud eales arvata, et pööran islamiusku. Aga siin me oleme. Ma enne vahepeale ütlen, et see on tegelikult, ma olen seda kirja lugenud, see on hästi huvitav kiri islamiusust. Tegelikult me kunagi vaata lubasime, et kui me teeme selle usu episoodi, siis me uurime usu kohta, aga me unustasime. Nii et see on minu meelest väga hea pilgu heit nagu islamiusku. Ja ma ei teadnud pooli asjusid. Täpselt. Tegin oma shadada. Shahadada. Shahadada. See on nagu see häuluroon happe. Shahadada. Ühesõnaga, shahadada väike rituaal, kus aktsepteerid islamiusku. Peaaegu 4 aastat tagasi ja ei ole asja, mida kahetsen või igatsen. Kristina, sa mainisid, et sa pigem oleksid juudiusku kui islamiusku. Usu, sa ei tahaks seda. Lapsehoidja juutide peres, neil on rangemad reeglid kui moslemitel. Okei, ma ütlen siis jah, et ma oleks seal, kus on kõige vähem reegleid. Mulle ei meeldi reeglid. Ma tahan elada nii, nagu ma tahan. Pordumajas. Jah, jah, ma ei taha juut olla, aga ma tahan pordumajas olla. Make it make sense. Aga okei. Don't question me. Neil oli majas 2 eraldi kööginappi, kus olid siis kausid, taldrikud ja nii edasi. Köögikappi, ma arvan. Vist küll, jah. Sest küpsetades ja süües ei tohtinud piima ja lihatooted kokku puutuda. Juutidel siis, jah? Ma tean seda. Samamoodi oli 2 erinevat nõudepesumasinat, kus siis pesti neid taldrikuid, mis puutusid kokku piimatoodetega, teises siis olid lihatootetega nõud. Sorry, segane seletada, aga hope you got the point. Mina loen siit välja, et they're rich, neil on 2 nõudepesumasinat, 2 korda külmkappi, kõik on 2. Köök on suur. Jah, köök on suur. Aga tagasi islami usu juurde. Ei, ma ei kanna hijabit, pearätti ega abajat, see üleni kaetud keep, vaid täiesti tavalisi riideid. Need ei tohi lihtsalt väga liipuvad olla, mis mulle nagunii ei meeldiks. Ei, ma ei pea abikaasalt nõusolekut küsima, kui välja tahan minna. Meil on 2 pisikest last, 1-aastane ja 2,5-aastane. Käime iga päev väljas, parkides, kohvikutes, shoppamas, no igal pool. Mitte kunagi ei ole abikaasa midagi keelanud. Moslemid ei tohiks juua alkoholi, suitsetada, teha narkot, aga nagu eelmise episoodis öeldud, siis sellest ei peeta alati kinni. Minu mees ei joo, ei suitseta, ei tee narkot, aga tean neid, kes seda teevad. Enda valik ja nende ja jumala vaheline asi, mis meid ei puutu. Kui lapsed sünnivad, on päris mitu kommet. Esiteks, kui laps sünnib, sosistab tavaliselt isa lapsele kõrva adhaani. Adhaan on palve, kutse ja see nii-öelda kaitseb beebit kõige halva eest. Teine komme beebidega see, et juba sünnitusmajas enne ema piima antakse lapsele tilksa sammvett, püha vesi saudist ja antakse tatlit lakkuda. Okei, sorry. Nagu hamster oma selle joogipudeliga. Tilk vett ja lakkutatlit. Okei, nagu see mõist jah. Lakkutatlit on hea. Tead, lakkutatlit. Ja hoia mu niplitest eemale. Okei. Kui meie esimese lapsega seda teha tahtsime, siis abikaasa küsis ammalt, kas võib teha ja loomulikult oli vastus ei. Tegime seda siiski ja mõlemad lapsed elus ja terved. Emakalt, sorry. Järgmine beebiga seonduv komme. 7 päeva peale lapse sündijateks lapsed kiilaks. Selle nimi on Akikah. Ma ajasin kella 4 kuulsed. Ma just tahtsin öelda, et sa tegid Akikat. Ja, aga no ma tegin seda 4 kuud hiljem.
See on selleks, et uued juuksed kasvaksid ilusad, tugevad ja paksud. Pange tähele, moslemite juuksed alati ilusad ja säravad. See on neil geenides. Ma just tahtsin öelda, et see on neil geenides. Minu poja, aga selles mõttes, et ma nõustun sellega ka, et Kelanil on näiteks see, et okei, ma ei ütle, et tänu sellele on paksud tugevad juuksed, aga lihtsalt vaata, kuna ta oli ju ikkagi alguses selle peal, siis tal taga need udujuuksed oli pusas ja siis siit eest oli hästi tugev, pluss ta kogu aeg beebina oma juuksed nagu võttis kogu aeg kinni, kiskus ennast juustest ja nuttis ja palus on ja lahti lastud, ta oli see kõva haare. Ma mingit ajas need kiilaks ja nüüd tal on nagu hästi paksud ja tugevad juuksed, aga ma ei ütle, et see sellepärast on geenidest ka. Aja mind kiilaks, vaatame, kas ma lähen ilusate juustega. Enne pulma. Teeme koos, sest teeme Britnit. Teeme Britnit. Okei. Minu pojal lõigati eesnahk ära, kui ta oli paarikuune. See oli rets, aga laps sai valust üle ja paranes kiirelt. Kuna et see on nagu... I would not. Jah, et see on nagu... Et kui ta tahab, ta saab seda suurena ise ka teha. See vist on nagu... Ma ei kujutaks ette, ma oma beebile niimoodi haiget teeks. For no reason. Jah, islami usus ei panda taga uksest, ehk ei ole peppu seksi. Thank God, mulle ei meeldiks anyways. Miks? Ma ei saa, mis see jumala probleem on, kes kuhu auku paneb? Seda küll, jah. Et nagu... See on räpane. Aga ära vaata siis, pervert vahid siis sealt pilvepiiri pealt teisi inimesi perse panema. Ma ei tea, see ongi näksed huvitavad reeglid, ma ei tea. Keegi lihtsalt... See, kes vaata tegi need reeglid, see ise ei tahtnud lihtsalt. Kuule, jumal ütles palju. Ja. Ma just kuulsin, oota. Ja ei kindlalt perse või? ei tohi. Okei. Me oleme nii haiged inimesed kirjutab. Ega tegelikult see kiri on väga hea, me ise oleme lihtsalt debiilikud. Jah, meeldiks see. Alguses igatsesin klassikalist Eesti seapraadi, aga mida aeg edasi seda vähem igatsesin seda, sest sead on ühed räpased loomad ja olen näinud mitmeid uuringuid, kus on öeldud, et sealiha ei ole absoluut tervislik sulle. Sorry, Mallu, ma tean, et sul oli siga koduloomaks. Esiteks ma ei söönud oma siga ära. Literally. Ja teiseks... Ei, ta raudse. Mallu on mingi, Milvi läks farmi ja siis tegelikult jõuludel oli kõik uhke. See porkbelli. Ja minu meelest sead ei ole selles suhtes räpasemad loomad kui kass või koer, selles suhtes, et ega nad ei jookse ka ringi. Ma arvan, et jällegi see, kes kirjutas, talle meeldinud sealiha, tahtis lammast süüa. Sest et minu meelest kana on palju räpasem. Ainult situb. Reaalselt võtad kätte, situb. Ja ta veel trambib ka oma sita, sest siga ikkagi situb nagu ühte kohta ja ta ei püherda tegelikult seal sees. Nagu, aga et selles suhtes, et see on nende reeglid, aga ja võib-olla tõesti iga päev oli hea siga süüa, et endal on puhitunud ja raske olla. Kus mingi siga ja kartulit sööd, ongi raske, aga tegelikult... See on Eesti rahva töit. Siga ja kartulas ja kaste. Kartulas ja kaste. Tahaks ka, pidid see ütlema. Vahel igatsen lambist poeriiulilt midagi haarata, ilma et peaks vaatama ingredientse. Paljudes asjades on e-ained, mis ei ole halal ja paljudes asjades isegi šokolaadi musseedes on želatiin sees. See on ainus asi, mis vahepeal kurvaks teeb lol. Eestis käies igatse energiaoskiga panosse, aga on hästi palju alternatiive ja kokkuvõtteks ütlen, et iga moslem on erinev. Erinevates peredes on erinevad reeglid. Näiteks mu sõbranna ei pea sünnipäevasi, sest et see on haram. Aga meie peame sünnipäevasi. Ma võiks veel tegelikult hästi pikalt kirjutada kommetest ja tavadest, aga see on juba niigi pikaks kiskunud. Lisan alla paar pilti, ärge avalikult näidake neid lol ja vaadake, kuidas me tundume kas me tundume nagu moslemid. Vea minu laste rosinapruunid silmad. Minu lapsed just eelmine nädal, kui Eid tähistasime. Pulmas pea katsin ainult selleks ajaks, kui mošeesse läksime. Mehel ja pojal traditsioonilised Pakistani riided. Olime 2024 jõulud. Eestis minu lapseks, meie pulm. Esiteks lapsed on väga armsad. Väga armsad, aga selles suhtes, nagu nukud on need lapsed. Palju väga kena meest ka, just saying. Kohe aipoolima. Yeah, how you doing? Väga tore mees, sul numbrid. Tahaks tema käest ka kommentaari. Ma selles mõttes, et ta oli raks, et see moslem. Väga hea, ma tulen proovin järgi siis vaat. Ega tegelikult selles mõttes väga ilus paar olete ja ilus, aga vaata ongi, et ma räägin, et aga see on, te olete siis nagu light moslemid, aga on nagu need, kes elavad võib-olla full Pakistanis või nad elavadki... Nojah, nagu ta ütleb, reeglid on erinevad, mõnel on väga ranged reeglid. Inglismaal on väga palju moslemeid ja seal on nad väga nagu chillimad ka, et kui sa ikkagi lähed moslemi riiki,
ja seal võib siis sa ei kindlasti saa hullemale. nii nagu laadida olla. Sest et seal on ümberringi Jah. kõik ka. Täpselt, et Inglismaal muidugi, ma elasin ka Inglismaal selles mõttes, et laadida fun käisin väljas onju ja pargis, et aga lihtsalt ma räägingi, et ma ei, võib-olla niimoodi, et nagu seal 90 Day Fiances on, paljud lähevad sinna riiki veel, nad on surprised, et vaata, mis mõttes ma või käia mingi bikiinides siin ringi ja sina ütled mulle, et ma ei tohi. Aga samas vaata, esiteks ma pean ütlema uuesti, see kiri oli hästi huvitav, ma ei teadnud neid asju üldse ja tõesti väga huvitav on ka saada seda poolt, et muidu ainult räägitakse islami usus, oled abielus, oled mingi full prisoner, nagu näha ei ole see alati niimoodi. Ei, väga armas pere ja tundub, et väga chill. Et noh, need, mis ta siin ette luges, ma ei tunne, et mul oleks nagu probleemi nende... Aga sina su pork belly? No kui tihti ma seda pork bellit teen? Aga noh, seda üldse teha. That's the point. Tead ausalt öeldes, ma olen viimasel ajal nii laisk, ma viis üldse süüa teha. Pealegi vaata nüüd, kui mul kanad on, siis tundub nii kohatu seda kanaga süüa. Sest et võtad enda omad mingi koissu kallistad. Saad sa aru, ma eile öösel esimese asja, nagu ma tulin, kohe krabasin ühe pihku, kõigepealt sain Kristina, vaatasin, et ta vist on mees. Aga noh, tead, it is what it is. Kas ta jääb Kristinaks või siis see on Kristjan nüüd? Ma ei tea, ma pean veel mõtlema. Siis ma vaatan, osadel hakkab see vaata kasvama, see vist näitab, et on kukkan ja see mingi, mis neil siin on. Aga hoiad nagu süles, teed pais, neil silmakesed võivad niimoodi kinni, siis mõtlen, kui ma sööks ta nüüd lambist ära, löön labidaga pähe, söön ära. Ei no nii väiksed, need peaks natuke kasvama, vist teeks üks väikse, nagu väike. Amsu. Nagu need maisi. Vutid. Vutid. Täidetud vutt. Ja niuke väike, üks amps vaata. Ta sa mõmised. Paneks head maitseainet veel peale. Ja mina tahan osta lihtsalt ma tahan osta oma kanale need kübarad, mida ma nägin. Päriselt Facebookis nägin. Ja muuseas, Märten on mulle kirjutanud, muisu ma ostsin meile paabulinnu, aga ta maksab hoopis 200 €. Nii et Kuulbeti võidurahaga saab osta ikkagi 5 paabulindu, nagu ma ennustasin. Kus te panete selle paabulinnu? Perse panen. No ei üllata. Täiesti totakad ju. Miks sa ei või lihtsalt tunda rõõmu? Sest et mida te selle paabulinnu? Mul on uus era linnupidajana. Sul ei ole nii suur hoob. Tegelikult on küll ära. No jah. Pane siis, oota, kus ta siis nagu hängib või mis ta nagu? Ma ei tea. See on Märteni probleem. See on Märteni probleem, jah. Aga võta siis järgmine kiri. Jah. Nii, võtame siis usk, kogemus mustanahaliste kirikuga. Tere naiskad, kui teil tekkis mõte usulistel teemadel üks osake teha, mõtlesin, et poetan ka teile oma kogemuse. See juhtus 10 aastat tagasi. Töötasin sellel ajal Inglismaal ja olin au pair ühes mustanahaliste peres. Ema, isa ja väike armas pojake. Ema ja isa käisid iga pühapäev kirikus ja võib öelda, et ema oli selle peres suurim uskuja. Ta palvetas iga asja eest, kaasa arvatud selle eest, et ma suitsetamise maha jätaks. Pole jätnud. Üks päev uurisid nad, kas ma sooviksin ühineda nendega pühapäevasel seansil. Filmidest näinud, et seal laulu ja mega. Ütlesin muidugi. Nii me siis autosse istusime ja sõitsime kiriku poole. Ainult, et see polnud kirik, vaid laohoone moodi olev majake. No mis seal ikka? Läksime siis sisse ja seal ootas selline saalike, kus oli suurem ekraan ja toolid ilusasti üksteise järgi ritta pandud. Ja pihta see hakkas. Preester jutustas ja sellekordseks teemaks olid tatoveeringud. Inimestel, kellel olid tatoveeringud, lähevad põrgusse. Võtkem nad oma hoole alla, proovigem neid päästa. Siinkohal tasub mainida, et ka mul on tatoveeringud. Ka sel ajal, kaelal ja käel võivad need päris nähtavad olla. Tõmbasin siis oma varukad sõrmedeni ja sättisin juuksed ilusasti, et kuskil ei piiluks neid. Kes teab, mis oleks saanud edasi, kui oleks märgatud. Ja tuligi mu kaua oodatud musikaalne osa. Alguses oli rahulik. Kõik laulsid ja tegid kätega rütmis plaksu kaasa. Ekraanil olid ilusasti sõnad, nagu karaoke. Sain isegi kaasa laulda. Ja kui aeg oli edasi läinud, siis avastasin, et osa nutavad. Natuke sellepärast vaatan, et paljud nutavad. Kes püherdas maas, kes ronis lauale või toolile käed üles suunatud, kes oli põlvili ja palvetas, kes tantsis nii, et ei teagi, mis tants see oli. Ja seda kõike muidugi lauldes ja täiest kõrist nuttes. Minu jaoks täiesti esmakordne vaade. Muidugi on tore, kui on omad inimesed leitud, kelle eest saab niimoodi vabaks lasta. Mina rahulikult plaksutasin rütmi, proovisin kaasa laulda ja mitte suu lahti jälgida. Kui see kõik läbi sai, inimesed rahunenud ja laulud lauldud, liiguti edasi kõrval asuvasse ruumi, kus pakuti teed ja saiakesi ning küpsiseid. Selline oli minu kogemus. Mina töötasin ka au pairina mustanahaliste pere juures. Kõik vist pered olid mul mustanahalised. Ja. Käisid kirikus või?
Nemad käisid, mina ei käinud. See, mida ta siin kirjeldab, mul on siuke tunne, et mingites filmides on seda näidatud, vaata, kuidas see mustanahalise kirikus mingi plaksutatakse, mõned põlvitavad ja karjuvad ja nutavad. Aga minu arust see on pigem Ameerikas, et Inglismaal ei olnud, nagu neil on ka kirikud, aga neil ei olnud see gospeli see, nagu ta seda... Ma arvan, see gospel võib ju levinud olla, ega see ei ole ainult Ameerikas selles suhtes. Ei, muidugi, aga ma mõtlen, et nagu see, et sa, ma samas ei käinud kaasas neil, aga minu arust nagu... Aga ta ütleb ju kõigepealt, kui märatsevad selle ära, siis istuvad rahulikult maha ja jood teed, et ega nad koju ei lähe hüsteeritsades. Sa ei teagi, mis nad vahepealselt teinud on. Seda küll, jah. Ja tegelikult see tundub ka natuke siuke let loose, vaata. Ja mingi, et terve nädal on mingi ülemus ajudele käinud, vaata, siis lähed karjud välja ja rullid seal ringi ja laulad kaasa mingi Jesus, take me! Tegelikult see tundub relaxing. See tundub täiega vibes. Sinna ma võin minna. Et ma isegi läheks ausalt öeldes. Teeme oma kiriku, salajuttude kiriku. Ja niimoodi alustame mingi oma sektiga. Vaikselt. Täna teeme väikse usuteemasil episoodi. Kuule, tead mis see? No. Meil tuleks sekt, ma oleks ülihead sektipidajad. Väga palju, me meeldime väga palju inimestele. Ja meil ei ole eriti palju reegleid ka. Tee, mis tahad. Käi päris. Tulge meie sekti. Ei, nagu selles mõttes, meil on jah see. Kuule, aga sektide ja üldse usuga tehakse hästi palju mingid maksuteemasid ka, sest et kirikud ei pea ju makse maksma ja värki. Ja kirikud, no ma räägingi. MTÜ salajutud. Ja kui keegi küsib ususekt. Jah, ostame Stanley Tucci. Meil on vaja. Ja siis me teeme oma ju kiriku rahvale, teeme süüa Tucci. Ja, kirik on minu juures. Jah. Et ikka Kardashianitel on Ameerikas ka mingid kirikud, lihtsalt mingi tax purpose mingi asjades, veits skämmivad raha, vaata, me ei saaks teha, me ei oska nagu. Me ei oska skämmida, aga tead, kes oskab? Märten. Ma ei tea, kui palju ta teab kirikus skämmidest. Küll ta nendest maksuasjadest. Küll ta teab seda. Nii, et ühesõnaga, siin on siis meie väike uudis, mida ma olen hoidnud salajas. Salajutude kirik. Coming soon. Unustage kõik teised usud, tegelikult ei pea, meil ei ole isegi seda kohustust, sul võivad olla kõik teised usud ka, kui sa tahad. Lihtsalt võtad nagu juurde, see on nagu, kui sul on laps, siis sa saad uue lapse, ega sa eelmist ära ei tapa, et nagu... Kui sa uue lapse saad, ega sa just eelmist ära ei tapa. Ei, no loogiline. Ma küll mõtlesin, et kui ma nüüd uuesti rasedaks jään, siis keelan kohe merekooli, nagu no questions asked. Aga sa ei pea. Salajuttude kirik ütleb, keep it, don't kill it. Välja arvatud. Kui ta sul kõhus on, siis you can choose. Me oleme the worst. Kas me oleme preestrid siis, kui meil on oma sekta? Ei, me oleme the worst. Me ei tohiks üldse. Kas me oleme preestrid? Ei, me oleme the worst. Me oleme the worst. See ei ole ameti nimetus. Me oleme visiitkaardi peal the worst. The worst. Oota, prastorinnad. Pastarinnad. Pastat mulle meeldib siia küll. Siis sa oled pastarinna. Ja ma olen pastorinna. Ja tead, mis meie vapi peal on või? Paabulind. Best 2 sotti ever spent. Läheb maksudest ka veel maha, sest see on meil sektile ju. Sekti raha. Aga kust me üldse sekti raha saame, on meie esimene küsimus? Teda laename. Ühesõnaga, ma helistan ühel juhile. Jaa, helistan ühel juhile. Ütlen, vitsid teeb väikse kohvi. Paar küsimust. Mina võin tantsida. Ja siis vaatame, kuidas seda sekti teha, kes tahavad osaleda. Sekti liikmetelt saad raha. Liitumine 10 eurot. Kas sa saad aru, me oleme 3 kirja lugenud? Kuule, aga me räägime usust. Sekt on usk. Sekt on usk ja nüüd on Ameerikas on ikka päris rets, see sekti see. Aga ma räägin ühesõnaga, ma uurin välja ja siis lähme edasi. Jah, toi. Ei, 4 kirja, sorry. Nii, 5. Usuteemal Pat pühapäeva koolis. Hei, Malju ja Kristina. Kuulasin viimast episoodi, et tahate ka usundi õpetusest tarkus jagada ja mõtlesin, et saadan enda loo lapsepõlvest. Käisin lapsena kohaliku koguduse pühapäeva koolis. See tähendas, et mõned tunnid peale lõunal saime oma vanuste lastega koos õpetaja ühendamisel piiblilugusi kuulata, seejärel meisterdada ja koos mängida. Ükskord jättis pühapäeva kooli õpetaja meid omapäi. Meid oli seekord kohal umbes 6-7 last. Meil hakkas igav. Pidime parasjagu joonistama pilti sellest, kuidas Jeesus üles tõusis. Tead, mida ma ette kujutan? Et pildil on niimoodi Jeesus.
ja kui sa ühesõnaga ta ütles ka, et what the fuck. Niisiis hakkasime me kirikukappidesse vaatama seal ringi sobrama. Leidsime sealt mingi hetkel paki, mida siiani oleme vaid armulaual näinud. Need valget värvi väiksed söödavad ringid, mis sümboliseerivad Jeesuse ihu. Võiks eeldada, et me olime pai lapsed ja jätsime paki sinna, kus leidsime, aga ei. Me sõime ära terve paki tühjaks. Terve paki Jeesuse ihu. Jah, jumal tänatud, et Jeesuse verd ehk veini samast kapist ei leidnud, muidu oleks äkki mingi paragrahvi väärilist teinud. Samas võib-olla olekski see armuleib ka paremini maitsenud. Ei olnud suurem asi. Kristlikuks ja vagaks inimeseks ja pühapäeva kolm mind ei teinud. Olen ristimata ja pigem pagan, kuigi meie isa palve on siiani peas. PS, nüüd kui isal on lapsevanem, siis uurisin enda emalt, kas käisin pühapäeva koolis vaid selleks, et oma nädalavahetusel mõned tunnid üksi saaks olla. Tema ütles selle peale, jah, muidugi, see oli ju põhimõtteliselt tasuta lapse hoida. Ma ei tea, mis vanemulus häkke ta mulle veel rääkimata on jätnud, aga kurat, ma ise selle peale pole tulnud. Tehke ikka enda ägedat asja edasi ja püsige patused. Ja mina ju käisin veel niimoodi, et mina käisin kolmapäeva õhtuti ja pühapäeva päeval. Su ema nagu eriti tahtis seda. Jaa. Kas sa tead meie isa palvet? Ma enam ei mäleta. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi ja sinu Jeesus tulgu, sinu Jeesus sündigu. Sinu tahtmine tulgu. Sinu Jeesus tulgu. Sa ütlesid nii enesekindlalt kaasa. See on nii mingi siuke sinu Jeesus tulgu, sinu Jeesus sündigu. Nagu maa peal, nendega maa peal, rahu peal. Nagu maa peal, taga maa peal. Ei, nõnda nagu rahus, nii ka maa peal. Sa ütlesid nagu maa peal, nõnda ka maa peal. Ütleme, et ära sina seda loe. Sinu Jeesus. Kõige ilmselt mul praegu, kui me hakkasime, mul oli peas, aga nüüd sa panin nii palju erroreid, et mul endal läks sassi, nii et. Tulgu sinu tahtmine. Sinu tahtmine tulgu. No näed. Sinu sündimine. Sinu sündimine sündigu. Saagu. Sündimine saagu. Aamen. Jesus. Literally. Jesus. I love to pray. Miks sa pead niuke nartsist olema? Ma tahtsin oma Jesus laulu laulda, ja röögida, Lord. Me oleme co-prest-rinnad, nii et sina ei saa üksi laulda. Täiesti vekki, teate ausalt, me teeme ka nüüd selle teatise, et see oli meie viimane episood, random, sest see ei ole enam normaalne, mis siin toimub. Okei, aga liituge meie sektiga, saate meie tegemistega ikkagi kursis hoida. Ja südamede ja rahude südamesse. Ma ütlen teile aastaga, meil neid usukirja ei olnud nii palju ka. Üks on veel. Täpselt ongi ainult üks veel, nii et. Kes luges? Mina, sina? Mina lugesin sina. Nii, minu kokkupuude Jehoova tunnistajatega. Räägin siis oma loo seoses Jehoova tunnistajatega. Nimelt olin ühega neist abielus ja sain ka lapse. Uurisin ka ise piiblit, käisin koosolekutel ja suurtel kokkutulekutel. Aga räägin natuke sellest usust. Paljusid asju võib-olla teate ka. Näiteks ei tohi enne abiellumist seksida. Ei tohi pidada jõule, sünnipäevasid ja muid mitteusulisi pühasid. Alkoholi vist tarbida nagu võis, aga mitte purjus olla. Vähemalt mu mehe vanemad vahel ikka jõid pokaalveini. Nad usuvad, et kui inimene ära sureb, siis ta on lihtsalt surnud ja ei rända mingi hing ringi. Sellist asja pole olemas nende jaoks. Alati enne sööma hakkamist loetakse söögipalve. Esimest korda mehe vanematega ühise laua taga enne sööma hakkamist hakkasin juba kahvlit kartulisse lööma, kui kõrvalt mees siis müksas, aga tunnustas mulle mainida, et neil selline asi on. Näiteks koosolekusaalis ei tohtinud istuda mees naise kõrval, kui nad polnud omavahel abielus. Tegelikult ei tohtinud teitida mitte Jehoova tunnistajatega, aga kui ta on valmis piiblit uurima, siis vist ikka tohtis. Piiblit ei tohtinud õpetada keegi tuttav, ehk siis ei tohtinud seda teha näiteks mu tulevane ämm. Nagu enamus teavad, siis käivad Jehoova tunnistajad ukse taga ja tänaval oma usku kuulutamas. On ka minul käidud. Nad ei tee seda kuidagi paha pärast. Pigem tõesti usuvad, et kõik, kes Jehoovat teenivad, pääsevad paradiisi ja nad tahavad ju, et kõik pääseks. Ma teen väikse pausi, mul tekivad käärid, et ta ise ütleb, et kui inimene ära sureb, siis ta on lihtsalt surnud hing ringi ja rända. Mis sa siis paradiisis siis teed, kui sa oled surnud ja su hing kuhugi ei lähe, siis rahune maha, mis sa selle uste taga kolistad siis? Ma ei tea. Otsusta ära, kus see hing on, läheb paradiisi või maa alla. Noored tunnistajad on väga toredad ja nagu tavalised teismelised. Teismelistena hakkavad paljud ka mässama selle usu vastu ega viitsi koosolekutel käia. Ka minu lapse isa oli üks nendest. Ta eemaldati sealt, kuna saime lapse enne abiellumist.
Seal on ka nii, et kui laps eemaldatakse, siis vanem võib otsustada temaga mitte suhelda. Arvatakse, et siis tahavad lapsed tagasi sellesse usku tulla. Minu mehe vanemad tol hetkel otsustasid siiski edasi suhelda, aga tean mõnda, kes ei suhtlegi oma lastega. Ei teagi, kuidas siis, kui laps on alaealine. Tavaliselt väiksed lapsed ei mässa, sest nad on ju kogu aeg selle sees ja tehakse ikka korralik ajupesu, kui halvad sünnipäevad on ja nii edasi. Ja nad ei oska tahta midagi, mida neil kunagi olnud pole. Mina Jehova tunnistajaks ei saanud. Nüüdseks mul ka uus elukaaslane ja ka lapse isal. Ja ta pole ka usku tagasi pööranud. Laps sellest usust midagi ei tea. Lapse vanema ütleb talle vaid, et talle jõulud ei meeldi ja teeb neile kinke hoopis aastavahetusel. Okay. Tore, et lapsed kinkigi saavad selles suhtes. Kuigi on vahet, kas sa annad 6 päeva enne või pärast. Aga nagu ma mõtlen, et huvitav, kas see Jehova tunnistaja on tal eestlane või välismaalane? Ma arvan, et Jehova tunnistajaid on Eestis ikka ja, päris ma mõtlengi, palju. et nagu see vanaema vaata, et nagu kas see vanaema kuskil välismaal tal, et ta ka, et ma nagunii saadan jõulud sul, jõulukingi sulle siis välismaalt ja näed. Mulle tundub, et ikka Eestis. Aga ma ei tea, lihtsalt ma tean ise mõnda. Ma tean ühte tüdrukut, ühte naist, kes oli enne Jehova tunnistaja. Ja. Ta kuuleb meie podcasti ka, nii et shout out. Shout out endisele Jehovakale, aga ta enam ei ole. See tundub niuke selline, ma ei demanding. Ma tema jutust olen aru saanud, et terve aeg, kui ta oli, siis ta kogu aeg, vaat seal on ka nii palju reeglid asju, mida sa pead kogu aeg tegema ja jälgima. Ja isegi kui sa kõiki neid asju teed, siis sa ei saa kõike ikka õigesti teha ja sa tunned ennast kogu aeg ikka halvasti, sest et isegi mingid mõtted ei ole lubatud ja siis kui su kogemata mõte pähe lippab, siis sa mingi fuck, näed jälle, ma olen halb inimene, vaata, et nagu väga mentally väga training. Ja. Ma ise mõtlen, et nagu, kui ma peaks valima ikkagi, et kes ma siis olen usult, siis ma olen niuke luus kristlane. No, et ma mis see luus kristlane? No tähendab seda, et ma ei ole luus cannon, vaata, et ma ei ole nagu, no ikka ma olen palvetanud ja ma pigem usun jumalasse kui budasse või on buda või? Ma ei tea budast eriti palju, aga ma ei usu, et ma olen piiblit lugenud. Tead, mida mina arvan või? Mina arvan, et me kõik olemegi Jumal. Me kõik oleme täpselt seda, mida me tahame uskuda selles suhtes. Me kõik oleme kõrgem jõud ja me kõik oleme lõpuks üks. Ma arvan mina. Nii et tuleme tagasi selle salajuttude sekti juurde. Usume kõik hoopis meid. Loose Christian. Kui keegi küsib, mis usu vibe see on loose Christian. Alek sellest tegelikult tuleb see Kool-Aidi joomine. Kool-Aidi joomine. Jesus, surprise bitches. Kuule, see oleks nii äge. Ja. Kus me saame siukse bändi? Mis bändi? Et nagu me teeme lihtsalt nagu mingi show, vaata, kus me... Et keegi, meie ei laula, aga tulebki full bänd. Gospel. No, teeme. Eestis on ju. Mul tuleb nagu pähe, et on gospeli kontserdid olnud. See on Lauri Pihlap. Minu arust oli mingi Lauri Pihlap. Ta ei ole ju. Aga nad tegid mingid show'si, mingi gospel show'si, ma mäletan küll. Okei, siis see on meie uus side business. Oli vist Lauri Pihlap, ma ei mäleta. Minu arust ma tuleb ka nagu häkuselt meelde. Ja see oli mingi Lauri Pihlap ja mingid Eesti staarid ja siis võib-olla oli mingid... Staarid. Eesti staarid ja aga nüüd tuleb gospel ja meie. Salajutud plus gospel. Ei oska rääkida. No ma üldse hakkasin enne vene keeles rääkima. Jaa, et igatahes... Jälle üks väga arukas episood jälle meil selja taga. No ma olen mingi 2 tundi maganud ja mina lihtsalt... Jaa, ma mõtlesin, miks mul kõik nii udune on. Kas sa kohvi maitsid, jah? Ma ei võtnud ühtegi lonksu. Mulle võidab külma kohvi ka. Ma olen harjunud külma kohvi jooma. Nüüd tekib vaat see awkward paus, et küsiks teie käest, et mis ise muidu siis või... Kuidas teil siis jumalaga suhted? Ja mis teil kõrgetk ja madal punkt olid, jah? Jah. Tegelikult mulle nii meeldib, et viimasel on hakanud kommentaare tulema. Mulle meeldib, kui te kommenteerite. Ma käin loen kogu aeg ja vastan ka, kui midagi. Sa ei teinud suldi. Sa ütlesid, ma käin loen. Ma reast ei teinud niimoodi. Tegin. Pärast saame vaadata. Kui ei teinud, siis mul on fully hallucinated. Ma arvan, et sa hallucinated, sest et ma lihtsalt nagu olin mingi, ma ei tea. Ma nüüd sa kujutad ette endale. Anyways. Äkki ta kutsud takso järgi endale, et äkki sa ei sõida ei saa. Ma ei saa. Mõtle, ma saan uue autoga tegelikult. Ja. 22. Aga rääkides usust, siis et võib-olla kommenteerige ka, et... Mis usku te olete? Mis usku te olete? Kas te tuleksite meie sekti? Jah, 10 euri kuu. Me teeks nagu... Ei, ükskord. 10 euri elu. Sest see... Nagu elu liikmemaks.
see on nii vähe ju. Kui me Aga usu eest ei tohi küsida ju. Ei, sektiga ju, kuidas see raha teeni. Et nad annavad oma raha. Liikmemaks on 10 eurot elus, noh, ja sa liitud, aga siis ikka nagu, siis on see, et me sind armastaks maks. Ei, protsent sissetulekust. Ma tean, et osadel uskudel on see, et kui sa kiriku liige oled, siis ala annad mingi 10% oma sissetulekust. Kuule, ülinais ju. Ülinais. Siis, mis see vastu annab? Pühapäeviti, ei nagu pühapäeviti on need kogudused, on ju? Ja mina ei tea. Ei, no on pühapäeviti, siis sa pead käima. Aga me peame erilised olema, nii et me teeme neljapäeviti. Ja teeme... Kolmapäeviti, see on nagu selgroo murdmine. Iga kolmapäev Zoomis murrame selgroogu. Ja siis me saadame peninuki pakid kõigile. Noh, et siis kõik saad juua, et see on nagu part of meie sekt, on ju. Et sa saad iga kuu... Ehk siis alkohoolikud. See on nagu AAA, aga nagu mitte selle, et me ei ürita lõpetada, vaid me tahame julgustada. Alustavad alkohoolikud. Anonüümsed alustavad alkohoolikud. Jah. Triple A. Ei, nagu selles mõttes tunnen, et meil see sekt ei tuleks välja, aga ideed on head ja. Ma ütlen, et see, võib-olla päris kõiki peaks podcasti tegema. Meie peaksime vähemalt. Kõik ei peaks, aga... Viimase 2 episoodi pealt ma ütlen, et võib-olla ka meilt tuleks need mikrid ära võtta mingi hetk. Ei saa võtta. Ma tegema mingi seniilsed oleme ajame siin ikka. Ja siis Kermo Velder saab vähemalt öelda, et vaadake ennast. Ja siis me kehitame õlgu, ütleme, et tõsi. Ja, aga samas, kui nagu tegelikult, kui mina hakkan laivis ninakolle sööma, siis võtke mult see mikker ära, siis ja ütlete mulle seniilne, siis saatke mind viimsele teekonnale, siis on aeg, mitte et ma ütlen, et Diana Klass, ärge saatke, ta on love her, ma just teile vaatasin seda kätte. Sa juba hakkasid napid ennast kuskil aukupäeva. Täiesti, ei, nagu nad oleks nii ümber keeranud, et nüüd ma tahtsin, et Diana saatke. Ei, mulle Diana nii meeldib, ma just vaatasin Kätekat teile ka, Diana mängis seal, ma vaatasin terve episoodi ära, ma räägin, mulle Diana nii meeldib, ta oli mu lemmik kodukeselt linnas. Ja tegelikult ma pean ütlema, et ma nägin mingisuguseid klippe nende, ma ei tea, kus nad neid laive teed, keegi saatis mulle, kus nad rääkisid sellest, et meil on siuke nägu, et me situme ja kes see Kroonika peatoimetaja, et tema on siukse näoga, et ei situ. Ma ei tea, väga imelikku vestlust pidasid seal. Kermo Mölder ja siis... Kermo Mure. Gerdo Mölder ja Diana Klass. Pidasid, jah? Jaa, aga nad viskasid nii palju nalja seal, et ma pean ütlema, et tegelikult nad on nagu vahepeal päris humoorikad, et ma ei tea, kas natuke nagu seda hundijalavett oli alla läinud või ei olnud, on ju, aga... Aga samas nad ei valeta, mul oli nagu massive diarrhea siin paar päeva tagasi, mõtlesin, ma situn surnuks ennast, nii et neil on õigus, ma tõesti situn, jah. No me kõik situme. No võt. Me kõik jääme vanaks ja me kõik situme. Ja me kõik jääme vanaks ja situme. Aga ei, selles suhtes ma räägingi, et mulle Diana väga meeldib. Et mul oli kahju ja vaata siis, kui Gerdo, ma ei tea, mis ta ära flippis, ükskil nuttis seal rannas ja siis Diana kirjutas pika posti, et mina elasin tule koju, mina elasin Diana. Seepärast ma olengi nagu, ma olin kurb, et nagu mul on Gerdost pohhu. Kermo, ma ise panen sassi, Kermo. Sellest mehest. Ja sellest on pohhu, et kas ma meeldin talle või kas ta arvab, ma olen paks või et mis ta üldse nagu räägib, nagu tõesti no fucks given. Aga see, et Diana vihkab mind, see tegelikult mul on kurb. Ma ei tea, kas ta vihkab mind, ta ei öelda, ta vihkab, aga nagu, et me vist ei meeldi talle, või no mina ei meeldi, ma ei tea. See oli kurb, sest mulle Diana meeldib. Ja ma tegelikult... Kill them with kindness, meile ta meeldib. Ja ühesõnaga, Diana, sina meile meeldid ja... Lihtsalt nina nokkimine tuleks nagu... Isegi nokin teine kord, aga mitte laivis. Ära süüa ei maksa seda. Jah, tee niimoodi. Või niimoodi? Laivis tee niimoodi. Live on kinni, siis tee, mis tahad, vaata. Ma räägin, et ma ei judge'i ja selles mõttes, et isegi kui mina sulle ei meeldi, siis tea, et sina mulle meeldid ja et ole tubli ja selles suhtes, et mina elan sulle kaasa. Jah, aga anname auhinnad ka siis, jah. Jah. Näiteks Pat Pühapäevakoolis anname Hindreku talu. Tähendab, me ei anna tervet talu neile, aga... Pat Pühapäevakoolis, Hindreku, ütleme siis ma saadan kohe edasi, et siis meil oli vahepeal nende auhindadega kogu aeg mingi jama, vaata. Siis ma saadan otse e-maili edasi, siis on. Minu kokkupuude Jehoova tunnistajatega anname talle Magda Beauty. Magda.
Magda Beauty. See eestlasest moslemi revert Inglismaal, anname talle ulaka siis. Tagausta kasutada ei või, aga eest ust uib, nii et andku kuuma. Ma hakkasin korra mõtlema, et no küll ta kätte saab selles, et Ei no, kui ta ei saa, siis annab sõbrannale, noh. ja nii, see oli siis ulakas Ja. ja eestlase, okei. Peninuki on siis usklik kämm. Usklik kämm siin, nii peninuki. Tavai. Ja pastori tütres tupsuärikas on siis Amaren. Ja. Okay. Sa lähed küll seda powernappi tegema koju, aina? No ma ei tohi veel magama jääda, vaata, muidu ma ärkan. Nii tunnike sa teed, vaata. Võib-olla tõesti väikse. Tee tunnike, see on praegu tuleb nagu best uni ever. Sa saad nagu nii uuesti magama jääda, sest et meil on abimehed Egiptusest. Ei, tegelikult ma mõtlesin mu järgmiseks aastaks ma pean lahti saama nendest unekatest. No. Tegelikult ei, kui sa Egiptusse minema, sa nagu nii raudselt lendad mingiks saad juurde tuua. Ühesõnaga oli tore episood ja meil on nüüd 2 viimast episoodi tulemas. Meil on 1 sponsori koht on vist veel alles või? Jah, 1 või 2, see sõltub ühesõnaga, et kui keegi tahab, no saab rääkida, et ma pean lihtsalt, et vaata, kuna mina enam nii palju ei tegele, Sketter tegeleb, et ma ei tea, kes meil kinnitatud on, lihtsalt ühe mina praegu sebisin juurdest, et ma ikkagi ei suuda ju mitte töötamata olla, et siis ma tean, et mingid on meil kinnitatud, noh, meil on põhisponsorid ja kellelgi ikka leiab, kui keegi väga tahab tulla, aga siis arvestage, et võib tulla. Me oleme vaimselt haiged. Vaimselt haiged ja võib tulla siis vahepeal päringuid, et miks te siis töötate sellistega koos, et ärge siis olge üllatunud, aga oli tore ja näeme siis järgmisel nädalal ja ühinege sektiga ja tšau.